Kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse, kardeti teda kogu maailmas kui teist tugevaimat armeed maal, jäädes sõjalise jõu poolest alla vaid Ameerika Ühendriikidele. See pidi olema peatamatu jõud, halastamatu ja jõhkralt tõhus masin, mis purustab ja hävitab kõik vastased oma teel. Aga Ukrainas on Venemaa maine koost lagunenud. Väidetavalt kõikvõimas sõjavägi pole mitte ainult oma eesmärke saavutanud, vaid on kandnud kujuteldamatuid kaotusi. Isegi selle kõige eliitsemad üksused on hävitatud, jättes Kremli alandatud komandörid lootma halvasti väljaõpetatud, ettevalmistamata ja täiesti motiveerimata sõduritele, et säilitada mingigi kontrolli rindejoonel. Nii kaugele on langenud niinimetatud maailma teine tugevaim sõjavägi. Sõjas Ukrainaga on see kandnud enneolematuid kaotusi, mida pole nähtud teisest maailmasõjast saadik. Kuigi hinnangud erinevad allikati, on enamik nõus, et umbes 1,3 miljonit Vene sõdurit on kas hukkunud või haavata saanud. Ükski armee ei suuda selliseid kaotusi taluda, isegi mitte Vene armee. Ja hoolimata sellest, et elanikkond ületab 143 miljonit inimest, koos üllatavalt tõhusate värbamiskampaaniatega, mis on võimaldanud Kremlil lisada oma ridadesse iga kuu 10 000 uusi sõdureid. Üsna järjekindlalt on kaotused andnud tugeva hoobi sõjaväe jõule ja selle struktuurile. Kuna sadu tuhandeid sõdureid on kas koju saadetud kirstudes või saanud ränki elumuutvaid vigastusi, mis on muutnud nad võitlusvõimetuks, on Venemaa komandörid pidanud regulaarselt oma üksusi ümber moodustama. Mõnda brigaadi on tegelikult tulnud mitu korda ümber korraldada. Ja kui kaotuste arv kasvas, hakkas Venemaa mõistma, et neil ei ole piisavalt jalaväelasi, et hoida oma rindeoperatsioone töös. Seetõttu võttis Venemaa kasutusele drastilised meetmed, paigutades eliitväelasi oma motoriseeritud jalaväeüksustesse. Äkitselt hakkasid mõned kogu Vene armee parimad ja osavaimad sõdurid osalema rindel toimuvates rünnakutes. See hõlmab Vene dešantvägesid, VDV langevarjurite, eriotstarbelisi sõdureid, spetsnaatsi ja Vene merejalaväelasi, merejalaväge. Neid eliitvägesid hoitakse tavaliselt erilisteks ülesanneteks, mis nõuavad nende ainulaadseid oskusi. Nad ei ole harjunud olema kahuriliha ega saadetama rindele rünnakutele ilma korraliku varustuse ja soomuseta. Selle tulemusena on hoolimata kogu nende väljaõppest ja kogemustest kõik need 3 eriüksust nüüdseks rängalt laastatud. Näiteks VDV-d on aastaid peetud üheks maailma parimaks dessantväeks. Selle sõdurid on sageli Venemaa sõjalises turunduses, propagandavideotes ja värbamiskampaaniates esiplaanil. Ja enne sõda Ukrainas oli neil ette näidata muljet avaldav edulugu. Olenemata sellest, kas nad tegutsesid Tšetšeenias, Gruusias või Süürias, said need hirmuäratavad dešantväelased alati töö tehtud. Tavaliselt saadeti nad ettepoole või vaenlase tagalasse, et korraldada üllatusrünnakuid, vallutada strateegilisi objekte ja häirida vaenlase varustusteid, silutades teed suurematele vägedele, kes tulid järele. Just nii juhtus näiteks Groznõi teises lahingus või Lõuna-Osseetia hõivamisel. Seetõttu oli täiesti loogiline, et Venemaa püüdis VDV-d kasutada sarnaselt ka oma sõja varajases faasis Ukrainaga. Tõepoolest, konflikti esimestel päevadel ilmusid teated, et Vene dešantväelased saadeti Kiievisse Hostomeli lennujaama. Tõenäoliselt oli nende ülesandeks lennujaama üle kontrolli haaramine, et piirata Ukraina võimet Kremli sissetungile õhus vastu seista. Kahjuks nende jaoks ei läinud see missioon päris plaanipäraselt ja sellest sai tegelikult suur moraalitõstev pöördepunkt ukrainlastele, mitte venelastele. Sest Ukraina oli ette näinud, et Kremli dessantväelased sihivad Hostomelit, mis asub vähem kui 10 kilomeetri ehk 6 miili kaugusel pealinnast Kiievist. Nii et kui dessantväelased maandusid, ootasid Ukraina väed neid juba ees. Varitsuses ja igast küljest ümber piiratud, kaotas VDV mõne päevaga 100 mehi. Ja see polnud ainus kaotus. Teated on kinnitanud suuri VDV kaotusi ka teistes suurtes lahingutes, vaidlusaluste piirkondade, linnade ja asulate pärast, nagu Zaporižja, Avdiivka ja Pokrovsk. Me ei saa täpselt teada, kui palju Vene dessantväelasi on Ukrainas hukkunud ja erinevad allikad annavad erinevaid hinnanguid, kuid see on kindlasti märkimisväärne arv. Näiteks 2023 aastal Briti kaitseluure tsiteeris Venemaa kindralpolkovniku Mihhail Toplinski ametlikku pöördumist, kus ta väitis, et 8500 dessantväelast on saanud haavata ja umbes 50% Venemaa 30 000 õhudessantväelasest on selles konfliktis kas hukkunud või vigastada saanud. See oli 2023 aastal. Sellest ajast alates on Ukrainas elu kaotanud või tõsiselt vigastada saanud lugematu arv venelasi, sealhulgas VDV väed, ja sarnane lugu on ka spetsnaatsi puhul.
Need erioperatsioonide sõdurid on maailmas tuntud ning neid peetakse maa kõige kardetumate jõudude hulka kuuluvateks. Neil on pikk kogemus salajastes operatsioonides, otsestes rünnakutes, pantvangide päästmises, sabotaažis ja luuremissioonides. Samal ajal pole Spetsnazil just veatud tegevusajalugu. Nad on aastate jooksul olnud seotud mitmete üsna silmapaistvate läbikukkumistega, nagu kurikuulus 2002 aasta Moskva teatri piiramine, kus tšetšeeni terroristid võtsid Moskvas Dubrovka teatris üle 900 pantvangi. 57-tunnine vastasseis lõppes siis, kui Spetsnazi üksused pumpasid mingisugust uinutavat gaasi teatri ventilatsioonisüsteemi, uinutades nii terroristid kui ka pantvangid. 40 teadvusetut või muul viisil tegevusvõimetut terrorist hukati, kuid üle 130 pantvangi hukkus samuti, peamiselt gaasi tagajärjel. See juhtus vaid 6 aastat pärast teist ebaõnnestunud pantvangikriisi 1996 aastal, kus samuti olid kaasatud tšetšeeni võitlejad, kes algselt võtsid pantvangi mitu tuhat inimest. Spetsnaz ja föderaalväed liikusid lõpuks sisse suurtükiväe ja helikopteritega, et pommitada juhtumi toimumispaika. Hilisemas tulevahetuses hukkus vähemalt 26 pantvangi ning terve küla pühiti maa pealt. Lühidalt öeldes, hoolimata nende hirmuäratavast mainest, on Spetsnaz sageli seostatud organiseerimatuse ja hoolimatusega. Visatuna juba niigi kaootilisse sõtta Ukrainas oli neil vähe võimalusi ellu jääda. 2023 aasta Pentagoni lekete kohaselt saadeti Ukrainasse algselt umbes 900 Spetsnazi võitlejat, 775 neist sai surma või haavata. Sellest ajast alates on ilmselt veelgi rohkem neid erioperatsioonide sõdureid saadetud Ukrainasse rindele surema ning Media Zona teatas 2025 aastal, et vähemalt 1000 neist on hukkunud. Ka Vene merejalaväelastel on olnud raskusi Ukraina sõjas mingisugusegi märkimisväärse edu saavutamisega, kannatades aastate jooksul arvukates kokkupõrgetes tohutuid kaotusi. Jällegi, see on üks Venemaa eliitüksustest. Merejalaväelased ehk merejalavägi, nagu neid Moskvas tuntakse, on ajaloo jooksul juhtinud mitmeid rünnakuid rannikualadel. Nad omandasid väärtuslikku kogemust näiteks Süürias, kus sellised üksused nagu 40, 61, 155 ja 810 said oma kaaslaste seas peaaegu legendaarse staatuse. Sõja alguses eeldati, et need üksused saavad olema otsustava tähtsusega lõunarindel, kus Venemaa üritas tungida Ukrainasse, Aasovi mere ja Krimmi poolsaare kaudu. Lühikest aega vastasid nad neile ootustele. Nad kandsid küll mõningaid kaotusi, kuid osalesid olulistes dessantoperatsioonides, mis aitasid Venemaa sõjamasinal Mariupoli linna ümber piirata ja lõpuks selle üle kontroll haarata. Aga mida rohkem aega möödus, seda halvemaks muutus olukord merejalaväelaste jaoks. Näiteks Donbassi ja lõunapiirkondades hakkasid nad kandma suuri kaotusi, mis viis selleni, et need kunagi ikoonilised brigaadid tuli uuesti üles ehitada. Näiteks 810. brigaad on tulnud mitmel korral ümber formeerida pärast kaotusi Mariupolis, Hersonis, Kurskis ja Zaporižias. 155. brigaad tabas sarnane saatus, kus mõned hinnangud viitavad sellele, et seda on ümber korraldatud vähemalt 8 korda, muutes selle kogu sõja üheks kõige räsitumaks ja kannatanumaks brigaadiks, mis on tõeline vari oma endisest hiilgusest. Media Zona, mis on osutunud üsna täpseks ja usaldusväärseks allikaks Vene kaotuste jälgimisel ja kinnitamisel ametlike järelehüüjate kaudu, väidab, et sõja esimese 4 aasta jooksul hukkus üle 2200 merejalaväelase. Võrdluseks tasub märkida, et USA kaotas Afganistani sõja 20 aasta jooksul umbes 2400 sõdurit. Venemaa eliitvägede kaotused on tohutud ja need on avaldanud riigi sõjakäigule suurt mõju, sest eliitvägede kaotamine on palju mõjukam kui uute värvatute kaotamine. Need eriüksuste sõdurid toovad lahinguväljale aastate pikkuse kogemuse. Enamasti on nad pühendanud kogu oma elu sõjaväele ja on ühed neist, kes on kõige valmis oma kodumaa eest elu kaalule panema. Nad annavad endast kõik, tormavad pea ees kõige ägedamatesse lahingutesse, juhivad rünnakut ja näitavad teed neile, kes tulevad järele. Aga Venemaal saavad nad väga kiiresti otsa. Tegelikult pole neid peaaegu üldse enam alles. Aga enne kui me räägime, mida see tähendab ja kuidas see mõjutab Vene armee üldist olukorda, vaatate saadet Sõjasaade. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on õige aeg seda teha. Iga maailma armee oleks raskustes pärast nii paljude oma parimate eliitvõitlejate kaotamist ja Venemaa pole erand.
Kui eesliini sõdurid hukkuvad või saavad haavata enesetapurünnakutes, siis Kremli väejuhid ei pruugi sellest eriti hoolida. Nad võivad lihtsalt värvata uusi mehi nende asemele, lastes neil läbida kõige lihtsama väljaõppeprogrammi, enne kui annavad neile relvad kätte ja saadavad nad järgmisele rünnakule. Aga selliseid üksusi nagu VDV, merejalavägi ja Spetsnaz ei ole kaugeltki nii lihtne asendada. Ja isegi kui Kreml leiab õigete võimete ja oskustega inimesi, ei ole neil aega järgmise eriüksuslaste põlvkonna korralikuks väljaõppeks. Nagu märgiti Small Wars Journali raportis, on tõenäoline, et uued Vene eriüksuslased saavad sama kiirkoolituse nagu ülejäänud relvajõud, mis võib viia veelgi suuremate sõjaaegsete kaotusteni oluliste operaatorite seas, keda Kreml ei saa endale lubada kaotada. Ja see pole veel kõik. Pärast nii suuri kaotusi on selles videos käsitletud 3 eliitüksust hakanud distsipliinist kõrvale kalduma. Nad ei ole enam nii organiseeritud ega distsiplineeritud nagu varem, kusjuures nii 155 kui ka 810 kaardiväe merejalaväebrigaadi on süüdistatud sõjakuritegudes. Väidetavalt on need merejalaväelased kasutanud keelatud keemilisi aineid ja julmalt hukanud Ukraina sõjavange. Ka dessantväelased on seotud, mõned neist olevat väidetavalt osalenud kurikuulsas 2022 aasta Butša veresaunas, kus tsiviilisikud tapeti sõna otseses mõttes tänavatel. Lisaks sellele vananenud nõukogude doktriinide tõttu, mis keskenduvad mikromanageerimisele, isegi sõjaväe kõrgeimal tasemel, puudub eliitüksuste komandööridel vajalik otsustusõigus ja tegutsemisvabadus, et kasutada maksimaalselt ära neid vägesid, mis neil veel alles on. See tekitab usaldamatuse kultuuri, mis koos suurte kaotustega takistab Venemaa edasiliikumist lahinguväljal. Ja arvestades nii suuri kaotusi, võib juhtuda, et Venemaa on sunnitud kasutama tavalist jalaväge spetsialiseeritud rollides, kuigi neil puuduvad selleks vajalikud oskused või kogemused. Näiteks võime näha, et uued värvatud saadetakse kiiresti Spetsnazi brigaadi lihtsalt selleks, et täita arvulist koosseisu, samal ajal kui VDV võitlejaid saadetakse rindele rünnakutele. Lühidalt öeldes on Vene sõjavägi täielikus segaduses ja pole lootust, et olukord niipea paraneks. Tõepoolest, isegi kui me vaatame kaugemale eliitüksustest nagu merejalavägi ja Spetsnaz, siis ülejäänud Venemaa sõjaväelased ei vasta lihtsalt sellele tasemele, mis on vajalik selle sõja võitmiseks. Üha enam ei ole nende sõdurid mitte ainult halvasti välja õpetatud või varustatud, vaid igas mõeldavas mõttes täiesti kõlbmatud lahingutegevuseks. On olnud teateid, et rindele saadetakse inimesi, kellel on lõppstaadiumis haigused või isegi puuduvad jäsemed, samuti kurjategijaid ja õnnetuid etnilisi vähemusi, keda on sõtta astuma petetud või šantažeeritud. Venemaa on samuti otsinud teistes riikides võimalusi oma ridu täiendada, värvates Aafrika palgasõdureid ja paludes Põhja-Koreal samuti sõdureid saata. Selle tulemusena näitavad statistikaandmed, et Kremli armee ei edene 2026 aastal paljudes rindepunktides peaaegu üldse. Nende edasiliikumine on piinlikult aeglane ning mõnes piirkonnas kaotavad nad isegi territooriumi, kuna Ukraina vasturünnakud koguvad hoogu. Ja kui vaadata, milliseid inimesi Kreml lahingusse saadab ning mis veelgi olulisem, milliseid ülemusi nende sõdurite juhtideks pannakse, pole raske mõista, miks see nii on. Sest mida rohkem aega selles sõjas möödub, seda julmemaks ja karmimaks on Vene komandörid muutunud. Sotsiaalmeedias ringleb nüüd sadu videoid, mis näitavad nende meeste alatusi, kellel pole mingit kõhklust piinata, väärkohelda, ära kasutada või isegi tappa oma alluvaid sõdureid. Mõned pannakse puuri või seotakse puude külge, teisi piinatakse elektriga või seksuaalselt väärkoheldakse. On olnud isegi teateid, et sõdurite paare visatakse aukudesse ja sunnitakse surmani võitlema. Paljud sõdurid saavad rindel olles raskeid vigastusi, kuid neid sunnitakse edasi võitlema, selle asemel, et nad evakueeritaks ravile või vabastataks teenistusest. Ülemad nõuavad sageli oma sõduritelt igapäevast maksu või pangakaartide loovutamist ning need, kes keelduvad, piinatakse taas või karistatakse muul viisil, näiteks saadetakse nad järgmise rünnaku ajal esimesena ette. On olemas videoklipid, kus mehi seotakse kinni ja pekstakse, sunnitakse külmas end aluspesu väele võtma. Või isegi saadetakse nad võitlema murtud jalgadega, longates karkudel lahingusse ilma igasuguse ellujäämislootuseta. Välja arvatud juhul, kui mõni kaastundlik Ukraina sõdur teisel pool otsustab neid säästa. Kremli sõjamasiin on õudne piinamise, korruptsiooni ja kuritegevuse pesa ning olukord läheb ainult hullemaks. Välja lekkinud sõnumid, mis saadeti Vene valitsuse veebisaidile, paljastavad Vene värvatute ja nende perede meeleheite.
ainuüksi ühe 6-kuulise perioodi jooksul sai veebisait lausa 12 000 kaebust, milles süüdistati komandöre korruptsioonis ja vägivallas omaenda meeste vastu. Vene uurija Aleksandr Arkipava on läbi töötanud hulgaliselt sõnumeid, mis dokumenteerivad nende ohvitseride jõhkraid võtteid, märkides, et paljud neist kasutavad piinamist, et oma sõduritelt raha välja pressida. Arkipava lisab, et suur hulk sõdureid, kellest paljud liitusid sõjaga, kuna nad pärinevad vaestest peredest ja tahtsid teenida raha oma perede toetamiseks, on sunnitud loovutama kuni 80% oma palgast lihtsalt sääks, et ellu jääda. Värvatutele antakse sisuliselt valik: maksa või sure. Komandörid on isegi koostanud oma hinnakirja. $2000 selle eest, et sõdur määratakse drooni operaatoriks, et ta ei peaks osalema eesliini rünnakutes. $6000 selle eest, et teenida tavalas veelgi kaugemal eesliini tapatsoonidest, või jahmatavad $12 000, kui keegi soovib meditsiinilistel põhjustel armeest vabastamist. Kõige hullem on see, et kuna Venemaa majandus on nii kehvas seisus ja tavalised venelased tunnevad selle mõju, siis kõige töövõimelisemad inimesed astuvad ikka edasi teenistusse ja saavad sellist kohtlemist, nagu Arkipava selgitab. Venemaal on olukord majanduslikust vaatenurgast väga halb. Vaesed inimesed, nad on muutunud vaeseks, nii et nad lähevad sõtta. Maksud tõusevad ja nüüd on suur probleem, mida õhtusöögiks osta, ja see ongi sõja hind. See on Venemaa värvatute jaoks vilets olukord, kuid see on ka sünge märk kogu riigi sõjaväe jaoks. Selliste kaotuste, nii suure korruptsiooni ja nii madala moraaliga, kuidas saab Kreml üldse loota oma eesmärke saavutada, rääkimata selle sõja võitmisest? Praegu näib, et nad usuvad, et ainus võimalus on lihtsalt järjest rohkem mehi lihaveskisse saata. Kuid nagu märgib Seth Jones strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskusest, ei ole see võidule viiv lähenemine. Ma arvan, et siin usuvad venelased, et see on kõige vähem halb strateegia, sest neil on arvuline ülekaal. Probleem on muidugi selles, et see toob kaasa ajalooliselt suured kaotused. See on enneolematu pärast teist maailmasõda. Kaotused on nüüd nii suured, et Venemaal hakkab tegelikult ruum otsa saama oma surnute matmiseks. Samal ajal on riigi meeleheitel võimud hakanud sõjaväekalmistute pilte ähmastama, püüdes haledalt varjata olukorra karmust ja inetust. See ei saa jätkuda. See ei ole jätkusuutlik. Venemaa teab seda ja andmed kinnitavad seda. Tõepoolest, 2026 aasta esimestel kuudel näitasid raportid, et Kreml hakkas lõpuks kaotama rohkem sõdureid, kui suutis värvata. See teeb kõik endast oleneva, välja arvatud täielik mobilisatsioon, et suurendada oma isikkoosseisu, alates üha suuremate ja absurdsemate rahaliste preemiate pakkumisest kuni üliõpilaste petmiseni eksitavate värbamisklippidega. Aga see ei toimi ning Ukraina muutub pidevalt tugevamaks. Neil on rohkem surmavaid droone, rohkem kaugmaarakette ja järjest parem moraal, kuna nende väed jätkavad kaevikutes vastupanu ning trotsivad venelasi igal rindel. Varsti loodavad Kiievi komandörid põhjustada Venemaale kuni 50 000 kaotust iga kuu. Samal ajal on nende Vene kolleegid liiga hõivatud oma enda meeste väljapressimise ja piinamisega, et üldse hoolida sellest, kuidas sõda kulgeb. Jõudude vahekord nihkub ja Venemaa on selle võrrandi valel poolel. Donetski kindluste vöönd terendab ees. Venemaa teab, et peab viskama kõik, mis tal on, Ukraina kõige hirmuäratavamate kaitserajatiste vastu, mida nad kunagi loonud on. Just seda ongi Putin käskinud teha. See ei toimi. Mida rohkem Venemaa proovib, seda valusamalt ta läbi kukub. Ja Putini Donbassi katastroof on seda tõestanud. Rünnak, mis pidi sõja lõpetama, on viinud selleni, et Venemaa kaotab kõik, samal ajal kui Ukraina valmistab ette pinnast Donbassi täielikuks vabastamiseks tulevikus. Ja me näeme seda kõike lahinguvälja arvudes. Räägime territooriumist. Venemaal läks selles osas aprillis väga halvasti, jätkates trendi, mida oleme näinud juba eelmise aasta talvest alates. Sõjauuringute instituudi ehk ISW andmetel oli Venemaa vägede netokaotus aprillis kokku 116,01 ruutkilomeetrit territooriumi. Tuleb siiski märkida, et see arv ei hõlma piirkondi, kuhu väga väikesed Vene üksused võivad olla imbunud. Need piirkonnad on niinimetatud hallid tsoonid, mida ei kontrolli tegelikult ei Venemaa ega Ukraina, kuigi Venemaa väidab, et piisab ühest sõdurist, kes astub asulasse, et seda asulat enda omaks pidada. See netokaadu on suurim, mida Venemaa on kogenud alates 2024 aasta augustist, ning see tuleb pärast mitut kuud järjest kahanevaid tulemusi, kus Venemaa on kaotanud rohkem sõdureid kui kunagi varem, loovutades samal ajal territooriumi. Märtsis suutis Venemaa ISW andmetel saavutada vaid 23,04 ruutkilomeetri suuruse neto juurdekasvu. See on nii aeglane, et võib pidada seisakuks.
Veebruaris saavutati 122,73 ruutkilomeetri suurune juurdekasv, mis järgnes jaanuarile, mil Venemaa sai juurde 318,54 ruutkilomeetrit. Kui need arvud kokku liita, siis on Venemaa 4 kuuga saanud Ukrainas juurde vaid 348,3 ruutkilomeetrit. See on naeruväärselt väike number ja see näitab meile, et Putin on Donbassi katastroofi keskel. Näete, 2026 pidi olema aasta, mil Donbass lõpuks langeb Venemaa surve alla. Just seda Venemaa tahtis, et te usuksite, ja Kreml läks isegi nii kaugele, et ütles Ukrainale, et Ukraina peab oma väed Donbassist mai lõpuks välja viima. Vastasel juhul tunneb Ukraina Vene armee täielikku viha. See viha tähendab tegelikult seda, et iga kuu kaotatakse kümneid tuhandeid sõdureid, kuid territooriumi võidetakse vaevu. Aga ikkagi, Vladimir Putin nõuab Donbassi vallutamist. Ta on isegi seadnud uue tähtaja Donbassi hõivamiseks. September 2026. See lihtsalt ei juhtu. Matemaatika ei klapi ja hiljem saad teada miks. Sellegipoolest on Venemaa alustanud ulatuslikku kampaaniat, kuna kevadrünnak on käimas ja näib jätkuvat ka suvel. Slovjansk on Donbassi peamine sihtmärk, kuna see on oluline lüli Donetski kindlusvööndis, mis valmistab Venemaale praegu nii palju raskusi. Aga näha, kui otsustav on Putin oma tahte täideviimisel, peame vaid vaatama rünnakute arvu nädalal enne 27. aprilli. Sellel konkreetsel nädalal registreeriti Ukraina sõjas viimase 2 kuu suurim arv lahingukokkupõrkeid. Donbassi Pokrovski sektoris toimus 305 rünnakut. Huljapola sektoris toimus 147 rünnakut. Ja nii see jätkub üle kogu Ukraina, kuid peamiselt Donbassis. Kokku 1384 rünnakut 1 nädala jooksul, ehk keskmiselt peaaegu 198 rünnakut päevas. Putin usub, et rünnakute intensiivistamine näitab Vene sõjaväe ülekaalukat jõudu. Kuid see 2 kuu kõrgeim rünnakute arv saavutati just samal kuul, kui Venemaa registreeris oma esimesed netokaotused peaaegu 2 aasta jooksul. See on paljastavam, kui Putin tahaks, et te teaksite, sest see näitab, et Donbassi piirkond ja eriti Donetski kindlusvöönd on palju raskemini vallutatavad, kui Venemaa arvas. Venemaa jätkab Donetski vallutamise esikohale seadmist. Kui Venemaal õnnestub jõuda selle oblasti halduspiirini, on Donbass sisuliselt Venemaa kontrolli all. Aga me oleme seda juba 4 aastat öelnud, mis ongi kogu asja mõte. Putini väed pole siiani selle piirini jõudnud. Kindluste vöönd seisab neil endiselt ees, täpselt nagu alates sissetungi algusest. Ja edenemine rindel on nii aeglane, et see paneb Venemaa mõistma, et Donetski jõuga vallutamine maksab palju rohkem, kui see väärt on. Donetsk ei ole kokkuvarisemise äärel ja Kreml teab seda. Osa põhjusest, miks Venemaa edasiminek on aeglane peale Ukraina lahinguvälja, matemaatika, milleni me varsti jõuame, on see, et Venemaa jagab oma tähelepanu üle kogu Donetski. Edenemisi, kuigi väikeseid, tehakse siiski, isegi kui Ukraina tühistab need saavutused, vabastades territooriumi mujal. Euromaidan pressiteatel on Venemaa saavutanud väikest edu Kramatorski Slovjanski piirkonnas, kus ta on vallutanud mõned väikesed külad. Ka Tšassiv Jari lähedal asuv kanal on ületatud, mis võimaldab Venemaal avaldada tiivasurvet mujal. Ja Konstantinivkas, mis asub Tšassiv Jari läänes, üritavad Vene väed lihtsalt asulast kirde poolt mööda minna, samal ajal kui nad avaldavad Kramatorskile survet kagust. Vähemalt sellised on plaanid. Kuid hoolimata väikestest edusammudest ei ole ükski Venemaa soov Donetskis täitumas. Probleem, millega Venemaa silmitsi seisab, on see, et ta jaotab oma jõud liiga laiali, kui üritab ülejäänud Donetskit vallutada. See võib tunduda kummalise väitena, arvestades, et Donetskis on jäänud vallutada vaid umbes 6000 ruutkilomeetrit. Kuid Venemaa tohutu kaotuste arv Donetskis koos tema plaanide kokkuvarisemisega mujal sunnib teda ründama täiemahuliselt asulaid, mida ta üritab kõrvale jätta, nagu me praegu näeme Konstantinivkas. See räägib iseenda eest. Ukraina sõjaväeanalüütik Konstantin Maševets selgitab, mida me praegu selles konkreetses piirkonnas näeme. Venemaa ebaõnnestumise tõttu peavad Venemaa 8 üldvägede armee ja 3. armeekorpus nüüd murdma läbi Konstantinivka poole mööda lühimat teed, sisuliselt otse, kattes selle lõuna- ja kagulähenemisteed oma ründejalaväelaste surnukehadega. See on aeglane, kurnav ja mis kõige tähtsam, äärmiselt verine ja kulukas, ütleb Maševets. See võtab Venemaa olukorra Donbassis hästi kokku. Kõik Putini parimad plaanid lähevad luhta lahinguväljal, mis ei kulge nii, nagu tal oleks vaja. Et ükski tema seatud dramaatilistest Donbassi tähtaegadest näeks välja isegi ligilähedaselt saavutatav reaalsuses. Selles olukorras hakkab 6000 ruutkilomeetrit tunduma nagu 600 000 ruutkilomeetrit, kuna Venemaa väed on sunnitud ründama kaitseliine, mis põhjustavad tohutul hulgal kaotusi. Ukraina on samuti teinud Venemaal keeruliseks koondada oma jõupingutused pealetungile Pokrovski suunalt. Pärast umbes 2 aastast jõhkrat võitlust õnnestus Venemaal lõpuks jaanuaris vallutada Pokrovski linna keskus ning märtsis linna põhjaosa. Ukraina pani Venemaa eiga tolli eest võitlema.
Ukraina 7. õudessantlaagede kiirreageerimiskorpuse andmetel kaotas Venemaa ainuüksi selle piirkonna põhikaitsesektoris 6 kuu jooksul kuni 13. veebruarini 15 000 sõdurit. Kui lisada veel paljud teised kaitsesektorid, mille Ukraina on rajanud, siis näeme, et isegi siis, kui Pokrovsk oli langemas, kaotas Venemaa tuhandeid sõdureid. Venemaa plaan on nüüd liikuda edasi Pokrovski juurest Pilitskasse, mis asub kohe Dobropiljast lõuna pool. Eesmärk on seejärel kasutada Dobropiljat veel ühe hoovana, millega Venemaa saab läänest Kramatorski-Slovjanski piirkonda tiivata. Kuid Ukraina on seal Venemaa plaane nurjanud, nagu ka mujal Donbassis. Ukraina veebruarikuu vastupealetung, mille käigus ta vallutas Venemaalt tagasi üle 400 ruutkilomeetri territooriumi oma lõunapiirkondades, oli tegelikult kõik seotud Donetskiga. Venemaa soovis lõunaosas territooriumi hoida, et luua puhvertsoon, mis takistaks Ukrainal sõdureid Donetskisse saatmast. Kui see territoorium läks tagasi Ukraina kontrolli alla, oli Venemaa sunnitud saatma reservid, mis pidid olema mõeldud võitluseks Pokrovski sektoris ja mujal hoopis lõunasse. Reservide puudumine tähendab aeglasemat edenemist ja just seda me näeme kogu Donetski rindel. Jällegi, matemaatika näitab seda. Rünnakute intensiivsus ja arv kasvavad, kuid territoriaalseid võite, mida Putin ootaks, pole kusagil näha. Parim, mida Venemaa on suutnud saavutada, on vaid mõne küla vallutamine, kuna neil ei õnnestu tiivalt haarata. Aga just siin muutub olukord Putini käsilaste jaoks Donbassis tõsiseks. Ukraina paneb Venemaa maksma nii suurt hinda peaaegu olematute saavutuste eest, et Donetsk hakkab Venemaa sõduritele tunduma kui surmalõks. See muudab kogu edasise lahinguvälja matemaatika. Aga enne kui sellesse süveneme, vaatate saadet The Military Show. Kui saate meie kanalilt väärtuslikku teavet, siis ärge unustage tellida, et ei jääks ilma ühestki meie analüüsist. Ukraina on vastanud Venemaa uuele pealetungile Donetskis parima võimaliku kaitsega, droonidega. Neid on tegelikult nii palju, et Ukraina on droonide rindele saatmise arvus Venemaast kaugel ette läinud. Ukraina presidendi kantselei asejuhi, brigaadikindral Pavlo Palisa sõnul kasutab Ukraina nüüd mitmel rindelõigul, sealhulgas Donetskis, 30% rohkem ründedroone kui Venemaa. Palisa võrdleb seda olukorda Kurskiga, kus Ukraina tungis vasturünnakuga sisse 2024. aasta augustis, mis oli viimane kuu, mil Venemaa kaotas territooriumi, võrreldes sellega, mida me praegu näeme. Tollal oli Venemaa ründedroonide osas Ukrainast selgelt ees, kuid Ukraina suutis siiski piirist läbi murda ja tungida Venemaale. Nüüd on Ukraina see, kes on ette jõudnud, kuigi mitte igas rindesektoris. See pole ainult koguse, vaid ka kvaliteedi küsimus. Ausalt öeldes peab ütlema, et kvaliteet on vaenlasega võrreldav, sest ka nemad arendavad oma süsteeme. Aga me oleme teinud väga märkimisväärse hüppe, ütles Polisa aprilli alguses. See muutus Ukraina kasuks ründedroonide rindel leiab kinnitust ka Venemaa sõjablogijate poolt, kes teatavad sama asja, ütleb Euromaidan Press. Ja just siin hakkame nägema, kuidas Ukraina plaan Donbassi kaitseks tõeliselt kuju võtma hakkab. Ukraina eesmärk on nüüd kasutada oma droone, et suurendada survet Venemaa maismaajõududele igal võimalikul viisil. Ja parim viis selleks on sõda võimalikult palju laiendada. Teisisõnu, see ei puuduta enam ainult rindel toimuvat võitlust. Ukraina ülesanne on muuta oma droonidest kubisev tapatsoon nii suureks, et enamik Vene sõduritest hukkub enne, kui nad üldse kindlustusvööndit näevad. Keskmise tegevusraadiusega droonide kasutuselevõtt, mida Ukraina saab kasutada Vene tagala ründamiseks okupeeritud aladel, tugevdab seda strateegiat, sest see halvab tugivõrgustikku, mida Venemaa vajab, et teha Donetskis mingitki tegelikku edasiminekut. Nii valmistab Ukraina ette pinnase Venemaa tagasisurumiseks Donbassis. See sunnib Venemaad oma enda vägesid kurnama mõttetute rünnakutega, mis ei jõua kunagi tapatsoonidest kaugemale, luues seeläbi kurnamissõja, mis nõrgestab iga uue rünnakuga Vene pealetungi. Mõte ongi luua olukord, millest rääkisime video alguses. Mida rohkem Venemaa proovib, seda valusamalt ta läbi kukub. Ja kuigi läbikukkumine võib Venemaale siiski tuua mõningaid territoriaalseid võite, nagu näeme mõnes Donetski piirkonnas, vähenevad need tulemused iga kuuga ning nende saavutamise hind halvab Venemaad. Kas see kõlab ebarealistliku plaanina? Kui jah, siis peame vaid vaatama Venemaa kaotusi, et mõista, miks Ukraina ülekaal droonide osas on võtmetähtsusega Donbassi kaitsmisel ja seejärel vabastamisel. Ajavahemikus detsember 2025 kuni aprill 2026 kaotas Venemaa 156 735 sõdurit. Muide, need on kinnitatud kaotused, mitte hinnangulised. Iga üksiksõdur, kes langes Putini ambitsioonide nimel, registreeriti ja jälgiti Ukraina drooniarmee süsteemi poolt ning tõenäoliselt saab sellele arvule lisada veel mitu tuhat jälgimata surma. Venemaa ei värba piisavalt, et puudujääki korvata, sest 5 mainitud kuu jooksul jääb neil üle 8000 sõduri puudu, et kaotusi katta. Aga veelgi suurem probleem on see, mida sellises ulatuses kaotused Venemaa jaoks Donbassi-sugustes piirkondades tähendavad. Pea meeles, Venemaa on Donetskis oma rünnakuid hoogustamas. Selline asi on võimalik ainult siis, kui suudad rünnakuteks hoida üleval tohutut maismaaväge. Kui Venemaa kaotab rohkem sõdureid, kui ta suudab värvata, olgu need kaotused Donbassis või mujal,
avaldab see üldist nõrgestavat mõju. Kui see trend jätkub, hakkame nägema, et Venemaa liigub ühte kahest suunast. Kas Venemaa aeglustab oma rünnakute tempot, püüdes säilitada üksuste suurust, mis paratamatult toob kaasa väiksemad edusammud? Või püüab Venemaa säilitada rünnakute tempot, kuid kasutab selleks väiksemaid üksusi, nõrgendades seeläbi rünnakuid ja põhjustades rohkem surmasid? Mõlemad lähenemised tähendavad Putini jaoks halbu uudiseid Donbassis ja ega seal niigi asjad eriti hästi ei lähe. Venemaal on Donetski oblastis vallutada veel umbes 6000 ruutkilomeetrit enne, kui ta saab väita, et kontrollib Donbassi. Kuigi kõik viimastel kuudel nähtud kaotused ei ole koondunud Donetskisse, toimub seal siiski piisavalt palju, et anda meile aimu, kui palju Venemaa peab ohverdama, et täita Putini ambitsioone. 8. aprillil teatas United24 meedia Palissa kommentaaridest, kes avaldas, et Vene väed kaotavad nüüd Donetskis iga vallutatud ruutkilomeetri kohta 316 sõdurit. See on peaaegu 2 korda rohkem sõdureid kui eelmisel aastal, samade saavutuste eest samal perioodil, ja see tähendab Putini jaoks kohutavat Donbassi matemaatikat. Kui see kohutav kaotuste määr püsib, tähendab see, et Putin peab saatma 1 896 000 Venemaa sõdurit surma või raskelt vigastatuna, enne kui Donbass langeb. See on üle 500 000 sõduri rohkem kui Venemaa kogu senine kaotuste arv kogu sõja jooksul. Ja näitab meile, et Donbass on Putini vägede jaoks surmalõks, isegi siis, kui nad saavutavad edusamme. Muidugi eeldab see, et Ukraina suudab hoida 316 sõduri kaotuse määra ruutkilomeetri kohta. See pole sugugi kindel. Aga sisuliselt tähendab see kõik seda, et Venemaa on ennast nurka mänginud. Kui seod need kaotused suurema ründe intensiivsusega, näed, et Venemaa kasutab rohkem oma sõdureid, et osta vähem maad Donbassi piirkonnas kui kunagi varem. Kuigi Venemaa suudab endiselt survet avaldada, ei suuda ta seda teha kogu Donetski rindel. Jällegi, ta hajutab oma vägesid ja droone liiga hõredalt ajal, mil Ukrainal on 1,3-kordne droonide ülekaal. Lõpptulemusena on Venemaa rünnak killustatud. Külje pealt ründamise katsed ebaõnnestuvad, nagu me näeme, ja Ukraina saab jätkata edasiliikumist mujal, mis aeglustab Venemaad Donbassis. Nüüd vaatame Venemaa jaoks parimat võimalikku stsenaariumi. See oleks see, et Donetsk langeb ja Donbass läheb Venemaa kontrolli alla. Polissa sõnul, kes tegi avaldusi märtsi alguses, kuluks Venemaal selle saavutamiseks 1,5 aastat, kui edenemine jätkuks samas tempos nagu jaanuaris ja veebruaris. See tähendab juba seda, et Putini seatud sihtmärk 2026 aasta septembriks on maha maetud, mis on iseenesest juba võit Ukrainale. Iga kord, kui Putin väidab, et midagi hakkab juhtuma, aga see ei juhtu, on see hoop Venemaa võimalustele veenda läänt, et Ukraina peaks lihtsalt Donbassi loovutama. Veel üks täpsustus Polissa kommentaaridele on see, et need tehti 1. märtsil, kui Venemaa liikus Donetskis kiiremas tempos edasi. Aasta ja poolega Donbassi vallutamine tundub nüüd lausa liiga ambitsioonikas, eriti kui Ukraina suudab jätkata ja suurendada Venemaale tekitatud kaotuste hulka. Ja kaotusi tuleb veel juurde. Neid ei pruugi kokku tulla. 1,8 miljonit või rohkem, kuid on peaaegu kindel, et Venemaa peab ülejäänud 6000 ruutkilomeetri Donbassi vallutamiseks ohverdama 100 000 elusid. Ja taas, see on parim võimalik stsenaarium. Ukraina teeb Donbassis kõik endast oleneva, et seda stsenaariumi ei juhtuks. Lisaks rindel valitsevale surmavusele ja tapatsoonidele, mille Ukraina on täitnud rohkemate droonidega, kui Venemaa suudab toime tulla, on Ukraina alustanud Donetskis keskmaa droonirünnakute kampaaniat, mis lõhub Vene varustusliine ja toetussüsteeme nende vägedele rindel. Transpordid teid Donetski ringteel ning sellistes kohtades nagu Holivka, Andrivka ja Surees ründavad Ukraina uusima põlvkonna droonid. Ja kõik need rünnakud on mõeldud selleks, et Venemaad veelgi aeglustada. Mida vähem toetust on eesliini sõduritel, seda rohkem neist hukkub iga vallutatud ruutkilomeetri kohta. See on kurnamissõda 21. sajandil. Ukraina on selles meistriks saanud ja see võib olla võtmetähtsusega Donbassi vabastamisel pikaajaliselt. Jamestowni fond lisab, et Ukraina keskmaa droonid suudavad rünnata kuni 100 kilomeetrit rindejoone taga ning Venemaa ei suuda neid droone tõhusalt tõrjuda õhutõrje puudumise tõttu. Praegu seisneb kõik selles, et Ukraina närib järk-järgult läbi iga Venemaa pealetungi kihi. Eesliini arvud võivad küll pealkirju haarata, kuid just kogu Venemaa pealetungi aluse nõrgestamine Donbassis toob lõpuks võidu. Ja muidugi on veel kindlusvöönd. Need väikesed edusammud, mida Venemaa on Donetskis saavutanud, pole teda veel viinud silmitsi kindlustustega, mida Ukraina on kindlusvööndis ehitanud juba 12 aastat, alates sellest ajast, kui Putin alustas oma agressioonikampaaniat Ukraina vastu 2014 aastal. Jõed, miiniväljad, tankitõkked, punkrid, lõputud tapatsoonid, mis on täidetud droonidega ning linnad, mis moodustavad kindlusvööndi. Kõigest sellest peab Venemaa läbi murdma, et saavutada mitte midagi enamat kui Pürhose võit. Siin on see, mida Ukraina tegelikult teeb. Ukraina loob olukorra, kus Venemaa paiskab kogu oma jõu Donbassi peale. See viib 1-2 võimalikust tulemusest. Esiteks, Venemaa võibki seda teha, kuni ta hävitab oma enda armee, et Donbassi vallutada.
see rikuks Vladimir Putini plaanid ülejäänud Ukraina suhtes ja tähendaks, et Ukraina vasturünnakud võiksid tähendada, et Venemaa ei ole vallutatud aladel kunagi tõeliselt turvaline. Või teiseks, Ukraina purustab Venemaa rünnakud nii, et ainult kurnatus takistab Vladimir Putini vägedel Donbassi vallutamiseks vajalikule kaugusele edenemast. Siis saab Ukraina vastupealetung piirkonda alata, kuna Venemaa kaotab kõik Vladimir Putini jonnakuse tõttu. Järgnevad kuud näitavad meile palju sellest, kui hästi Ukraina strateegia töötab, eriti kui suvine päike hakkab paistma. Vladimir Putin arvas, et seda pole kunagi võimalik teha. Kui Venemaa annekteeris 2014 aastal ebaseaduslikult Krimmi, arvas Vladimir Putin, et mäng on läbi. Ukrainal polnud piisavalt jõudu selle tagasivõtmiseks. See oli liiga nõrk, liiga arg. Krimmi ei vabastata kunagi. Aga kuidas ajad on muutunud. Ukraina on võimsam kui kunagi varem ja on just teinud murrangulise sammu Krimmi täieliku vabastamise suunas. Venemaale on antud laastav löök ja sellega kaasneb sõnum, mida Putin ei arvanud kunagi kuulvat. Lahku Krimmist või Ukraina sunnib sind lahkuma. Putin ei taha järele anda, nii et Ukraina on sundinud teda suurejoonelise rünnakute seeria eest kallilt maksma. Alustame sellest, mis juhtus Venemaa ülisalajase Iskanderi raketibaasiga. 28. aprillil teatas Ukraina erioperatsioonide väed ehk SSO Telegrammis, et nad on korda saatnud midagi, mis oleks pidanud olema võimatu. Eriti arvestades, et Ukraina ei oleks pidanud isegi teadma, et nende viimane sihtmärk Krimmis eksisteerib. 28. aprilli ööl tabasid SSO Middle Strike üksuse droonid Iskanderi operatiivtaktikaliste raketisüsteemide ladustamiskohta, teatas SSO. Lisaks teatati, et varjatud varustus asus endise raketibaasi territooriumil Ovraski küla lähedal 40 kilomeetrit okupeeritud Simferopolist ida pool. See on Venemaa jaoks suur löök. Selle salajane Iskanderi objekt oli üks mitmest tugevdatud varjendist, mis ehitati Krimmis nõukogude ajal. Külma sõja ajal kasutati neid objekte Nõukogude R5 keskmaa ballistiliste rakettide hoiustamiseks mõeldud varjenditena. Nüüd kasutab Venemaa neid Iskanderite jaoks. Iga üks neist varjatud punkritest on maa alla maetud ja kaitstud paksude betoonikihtidega, mis on kuni 60 sentimeetrit ehk peaaegu 2 jalga paksud. Ukrainal tuli sellest kaitsekihist üle saada koos punkritele peale laotud mullakihiga. Just seda Ukraina tegi Krimmis 28. aprillil. Ukraina relvaks viimases rünnakus Krimmis oli tõenäoliselt FP2, New Voice of Ukraine'i teatel. Need keskmaa ründedroonid on ehitanud Firepoint, mis on ka Ukraina Flamingo droonraketi hübriidide tootja ning neid saab varustada piisavalt suurte lõhkepeadega, et tungida läbi betooni. Praegu kaalub see lõhkepea 105 kilogrammi ehk 231 naela. Firepoint ütleb, et nende eesmärk on suurendada FP2 droonide lõhkejõudu, tuues tulevikus kasutusele 150 kilogrammise ehk 330 naelase lõhkepea. Nii et see on midagi, Putin. Kuigi 28. aprilli rünnak sinu Iskanderite pihta oli halb, oleks see võinud olla palju hullem. Mitte miski, mis juhtus Venemaa salajase Iskanderi baasis, polnud Putini ega tema Ukraina sissetungi jaoks hea. Ukraina kasutas just odavaid droone, et hävitada laohoone, kus hoiti Iskanderi rakette, mille väljalaskmine maksab UKR Informi andmetel Venemaale kuni $4 miljonit. See on selline investeeringu tasuvus, mida Ukraina alati näha tahab. Ja just see võime odavalt ja sageli rünnata on osa strateegiast, mille Ukraina on loonud, et Krimm igaveseks Putini haardest välja rebida. Just sellised rünnakud muudavad olukorda Krimmis. Aga enne kui me sellesse süveneme, lakub Putin oma haavu pärast Iskanderi rakettide kaotust Ukraina droonidele. Probleem pole ainult selles rahas, mis kaotati. Ovraskil 28. aprillil. Putin on lootnud Iskanderi rakettidele, et terroriseerida Ukrainat alates oma jõhkra sissetungi algusest. Iskanderi ballistiline rakett suudab lennata kuni 500 kilomeetrit ehk 311 miili. Seega on loogiline, et seda hoitakse Krimmis. Suur osa Ukraina mandriosast jääb okupeeritud poolsaare laskekaugusesse. Venemaa on välja töötanud ka erinevaid Iskanderi laengute variante, sealhulgas kobarlaengu versiooni, mida Venemaa on vähemalt alates 2025 aasta aprillist Ukrainasse tulistanud. Iskander M on võimeline kandma tuumalõhkepead. Kuni Putinil on Krimmis Iskanderi raketid, suudab ta hoida Ukraina suhtes õhus tuumahävingu varjatud ähvardust. See vihje on võimas, isegi kui Venemaal tegelikult ei ole Krimmis ühtegi tuumalõhkepead. Iga edukas Iskanderi rünnak Ukraina vastu tuletab meelde, et hullem võib veel ees oodata. Seega tegi Ukraina 28. aprillil targa otsuse, hävitades salajase Iskanderi hoidla. Ukraina on halvanud Venemaa raketivõimekuse ja vähendanud ohtu, mida Putin saab edaspidi mandri vastu kujutada. Ja Ukraina ei piirdunud sellega. Kõigepealt purustati betoon ning tõenäoliselt hävitasid veelgi rohkem droone Venemaa salajases hoidlas olnud Iskanderi raketid. Seejärel 2. mail järgnes täiendav löök Venemaa Iskanderi võimekuse vastu Krimmis.
üleöö toimunud rünnakute seeria, mille korraldasid Ukraina kaitsejõud, tabas tervet Iskanderi raketisüsteemide taktikalist gruppi koos mitme radaripaigaldusega okupeeritud poolsaarel, teatab väljaanne United24. See, mida me siin näeme, on sihipärane kampaania, mille eesmärk on vähendada Krimmi kasulikkust Putini jaoks rünnakuvahendina. Kui ta ei saa Iskanderit poolsaarelt välja lasta, siis mida ta üldse teha saab? See ongi küsimus, mis keerleb Putini peas, kui Ukraina droonid hävitavad Venemaa Iskander-rakette. Vene laste jaoks, kes on pärast Putini ebaseadusliku annekteerimise lõpuleviimist Krimmi kolinud, ei ole tegelikult oluline, mida Ukraina tabab. Oluline on see, et Ukraina tabas üldse midagi ja selliseid rünnakuid on ta korraldanud juba aastaid. Putini kogu kontroll Krimmi üle põhineb tema võimel poolsaart kaitsta. See kaitse on selgelt nõrgenemas. Ja iga droon, mille Ukraina saadab okupeeritud Krimmi õhuruumi, tuletab Venemaa rahvale meelde, et nende juhi alustatud sõda võib igal ajal nende koduuksele jõuda. Kui Venemaa tsiviilisikud lahkuvad, nõrgeneb Putini kontroll Krimmi üle. Ukraina annab siin nendele tsiviilisikutele sõnumi. Lahkuge kuni veel saate, sest olukord läheb ainult hullemaks. Aga selleks, et see sõnum mõjuks, pidi Ukraina lisama hüüumärgi. Iskanderi positsioonide ja radarite ründamine on hea algus. See on suurepärane Ukraina territooriumi raketirünnakute ärahoidmise seisukohalt ning avab tulevikus võimaluse rohkemate droonirünnakute jaoks Vene objektide vastu Krimmis. Siiski pidi Ukraina okupantidele selgelt mõista andma, et aeg hakkab otsa saama, kui nad tahavad Krimmist lahkuda. Ja see selgus Putini kolonisaatoriks pürgijate jaoks saabus vaid 2 päeva pärast seda, kui Ukraina tabas Venemaa salajast Iskanderi varjendit. Ukraina sihtis Kertši silda, mis ühendab Krimmi Venemaa mandriosaga. Täpsemalt öeldes andis Ukraina hoiatava lasu, mis andis Krimmi okupantidele teada, et ta valmistub silla mängust välja võtma. 30. aprillil postitas Ukraina merevägi Telegrami sõnumi, milles avaldas, et nad olid hävitanud mõned FSB patrullkaatrid, mis praegu on määratud Kertši silda kaitsma. 30. aprilli 2026. aasta ööl kahjustasid Ukraina relvajõudude mereväejõud ja vahendid laeva ja paadilaevastikku Kertši väina piirkonnas, teatas Ukraina merevägi. Lisaks märgiti, et nad teavad täpselt, mida tabati, öeldes. Rünnaku tulemusena said tabamuse Venemaa Föderatsiooni FSB patrullkaater Sobol ja diversioonivastane paat Brachinok. Rünnaku tulemusena kandis vaenlane pöördumatuid ja sanitaarkaotusi. Muidugi, paadid ei ole sild, aga see polegi oluline. Ukraina tegi siin 2 asja korraga. Esiteks andis see hoiatuse, millest me varem rääkisime, kõigile okupeeritud Krimmis, kes on valmis või suutelised kuulama. Just need paadid, mis peaksid Kertši silda kaitsma, kõrvaldatakse. Kui see on võimalik, kujutage ette, mida Ukraina võib sillaga ise teha. See pole nii, et Ukrainal poleks selle sillaga kogemusi. See elutähtis ühendus Vene mandriga on varemgi mitu korda pihta saanud. Viimati juunis 2025, kui Ukraina kasutas üle 1000 kilogrammi ehk umbes 2200 naela TNT-d, et miinida osa tugedest, mis hoiavad üles Kertši silda. Seda lõhkainetega rünnakut saab nüüd jätkata uute löökidega silla pihta. See toobki meid Ukraina rünnaku teise aspekti juurde. See on vundamendi rajamine. Täna hävitatakse Vene patrullpaate. Homme on sihikule võetud juba sild ise. Ukraina loob turvalisi mereteid, mida ta saab kasutada oma meredroonide ja teiste relvade saatmiseks Kertši sillale. Pole juhus, et sellised rünnakud toimuvad samal ajal, kui Ukraina toob oma sõtta Venemaaga uusi ja täiustatud drooniversioone. Võib-olla kõige kuulsam neist meredroonidest on Sea Baby, mis sai 2025 aasta oktoobris uuendusi, mis tõstsid selle kandevõime 2000 kilogrammini ehk üle 4400 naela. See on 2 korda rohkem kui see TNT kogus, mida Ukraina kasutas 2025 aasta suvel Kertši silla tugede kahjustamiseks. Ja see on viimane asi, mida Venemaa tahaks 2026 aastal näha oma elutähtsa silla poole liikumas. See võibki nüüd juhtuda, kuna valvepaadid on kõrvaldatud. Aga siin on mängus midagi suuremat. See, mis võib tunduda 2 eraldiseisva, kuigi muljetavaldava rünnakuna Krimmis, teenib tegelikult suuremat eesmärki. See kõik käib selle ümber, et saada Venemaa okupeeritud poolsaarelt välja viisil, mida keegi ei oodanud, ja see muudab kõike. Aga enne kui me selleni jõuame, vaatate te sõjasaadet. Ja just sellepärast me teeme oma videoid, et selgitada seda, mis sõjas nii tihti märkamatuks jääb. Tellige juba täna, et ei jääks ilma ühestki meie analüüsist. Nüüd, Ukraina ei kavatse Krimmi vallutada tavapärasel viisil. Tuhandete sõdurite saatmine poolsaart tormijooksuga vallutama lihtsalt ei ole valik. Esiteks vajab Ukraina nii palju elavjõudu kui võimalik, et kaitsta end Venemaa rünnakute eest mandril, eriti Donetskis, kus Venemaa on alustanud kevadrünnakut, mis tõenäoliselt kestab sügavale aastasse. Maismaa rünnak Krimmi vastu nõuaks reservide väljakutsumist, keda on vaja hoida valmis Ukraina idaosas võitlemiseks. Logistiliselt on maismaa rünnak Krimmi vastu samuti keeruline väljakutse.
Vladimir Putin on aastaid koondanud vägesid poolsaarele ning arvatakse, et tal on endiselt enamik 32 500 sõdurist, kes 2020. aastaks poolsaarele paigutati, valmis kaitsma maismaa rünnaku vastu. Isegi kui Ukraina ei peaks muretsema enda kaitsmise pärast, oleks traditsiooniline rünnak okupeeritud Krimmi vastu tohutu väljakutse. Ukrainal on poolsaarele vägede viimiseks väga piiratud võimalused. Amfiibrünnak ei ole võimatu, hoolimata sellest, kui muljetavaldav on olnud Ukraina suutlikkus hävitada nii palju Venemaa Musta mere laevastiku vahendeid selle sõja jooksul. Kõik see on saavutatud rakettide ja droonide abil. Ukrainal ei ole tegelikult mereväe võimekust, et viia tuhandeid sõdureid läbi Musta mere Krimmi, ja sellise operatsiooni katse tooks vältimatult kaasa tohutuid kaotusi, kuna Venemaa tulistaks lähenevaid vägesid. Katse pääseda Krimmi Sivaši kaudu, mis on madalate laguunidega piirkond ja mida saab madalvee ajal ületada, oleks parem, kuigi endiselt väga ohtlik valik. Sivašist saaks kitsaskoht, mida Vene suurtükivägi ja raketid võiksid sihtida. Sama kehtib ka 3 miili laiuse maismaariba kohta, mis ühendab Krimmi Hersoniga. Perikopimaa kitsus, nagu seda riba nimetatakse, ei ole lihtsalt piisavalt lai, et Ukraina saaks vägesid Krimmi transportida ilma Venemaa kaitse poolt põhjustatud suurte kaotusteta. Seega ei ole Krimmi vabastamine traditsioonilisel sõjalisel viisil Ukraina jaoks võimalik. Aga see ei peagi nii olema. Nagu me varem mainisime, seisneb Putini kontroll Krimmi üle tema võimes kaitsta poolsaart, nende Vene kodanike nimel, kes on pärast ebaseaduslikku annekteerimist Krimmi kolinud. See on üsna lihtne kokkulepe. Need kodanikud russifitseerivad Krimmi Putini nimel ja tema omakorda tagab, et Krimmi ei pommitataks iga päev Ukraina droonide ja rakettidega. Siin peitubki Ukraina võimalus Krimmi vabastamiseks. Nüüd on käigus selgelt mittetraditsiooniline lähenemine poolsaarele. Ukraina Krimmi strateegia nipp seisneb selles, et Putini haaret poolsaarel ledvendatakse, hävitades järjepidevalt sõjalisi vahendeid, mis peaksid tegema Krimmi venelaste jaoks elamiseks turvaliseks. Ukraina mereline pealetung. Venemaa Musta mere laevastiku vastu oli selle plaani esimene etapp. Sõja esimese 2 aasta jooksul hävitas Ukraina süstemaatiliselt selle laevastiku koosseisu kuuluvaid Vene sõjalaevu. Ukraina teeb seda endiselt. 18. aprilli ööl ründas Ukraina 2 Vene dessantlaeva okupeeritud Krimmis. Aga algne strateegia Musta mere laevastiku vastu tõi kaasa 1/3 selle laevastiku hävitamise või rivist väljalangemise, mis omakorda sundis Putinil Vene sõjalaevad välja viima nende peakorterist Sevastopoli sadamas. Venemaa Krimmi kaitses oli tekkinud mõra. Tegelikult oli see rohkem kui mõra. See oli tohutu lõhe kaitses, sest merevägi, mis peaks Krimmi Venemaa jaoks kaitsma, tõmmati tagasi Novorossiski, kus see on palju vähem tõhus. Kui Must meri oli niivõrd puhastatud, sai Ukraina keskenduda oma strateegia teisele osale, milleks oli Krimmis asuvate sõjaliste varade pidev ja järjekindel hävitamine. Ukraina on Krimmi nõrgestanud selles mõttes, et see ei suuda enam täita seda logistilist rolli, mida Putin arvas, et see täidab, kui ta oma sissetungi alustas. Tarneahelad Krimmi sisse ja sealt välja on läbi lõigatud, mis on jätnud poolsaare üha enam toetusest isoleerituks. Samal ajal on Ukraina muutunud üha julgemaks oma rünnakutes Krimmi enda vastu. Need, millest oleme rääkinud, on vaid mõned näited paljudest rünnakutest, mis on sihtinud kõike alates Vene õhutõrjest kuni vägede koondumisteni. Tegelikult on rünnakud esimeste vastu olnud nii intensiivsed, et just need avasid tõenäoliselt õhukoridorid, mida Ukraina vajas, et tema droonid pääseksid näiteks salajastesse Iskanderi baasidesse. Nüüd ei möödu peaaegu ühtegi nädalat, kus me ei kuuleks järjekordsest Ukraina rünnakust Krimmi õhutõrje vastu. Näiteks 29. aprillil tabasid Ukraina droonid MR10 radarijaama ja õhutõrjesüsteemi öiste rünnakute käigus, mille jooksul riik ründas ka Krimmi naftabaasi. See kordub ikka ja jälle. Ja iga rünnakuga, mille Ukraina korraldab, saadab ta Krimmi Vene okupantidele sõnumi. Neil pole seal turvaline. Putin ei suuda neid kaitsta. Ja isegi siis, kui Venemaa juht meeleheitlikult toob Krimmi juurde uusi kaitsevahendeid, et asendada neid, mis poolsaar kaotab, hävitab Ukraina need ning kasutab ära fakti, et Putin nõrgestab Venemaad mujal, püüdes samal ajal säilitada oma nõrka haaret Krimmi üle. Ukraina ei kavatse saata vägesid Krimmi. Tal ei ole selleks vajadust. Oma droonide, nii õhu- kui meredroonide ja rakettidega pommitab Ukraina okupeeritud poolsaart alistumiseni, ilma et peaks sinna jalga tõstma. Ja see on oluline, sest see hirmutab Vene tsiviilelanikke. Ukraina ei sihi oma relvadega neid tsiviilisikuid. Zelenski ei ole Putin. Aga iga eduka rünnakuga tekitab Ukraina neis tsiviilisikutes soovi võimalikult kiiresti lahkuda. Kuradile Putini soov poolsaart venestada. Kui ta ei suuda oma osa kokkuleppest täita, tahavad inimesed taanduda tagasi Venemaa mandriosa linnade suhtelisse turvalisusse. Mitte, et Ukraina ei suudaks ka neid linnu tabada, aga ta ei taba neid kaugeltki nii tihti, kui ta tabab Krimmi. Siin tulevad mängu rünnakud paatide vastu, mis valvavad Kertši silda.
see sild on palju olulisem Putini kontrolli jaoks Krimmi üle, kui paljud arvavad. Ja see ei ole sellel põhjusel, mida paljud eeldavad, ega ka sellel põhjusel, mida Putin ise arvas. Kertši sild pidi olema Venemaa jaoks logistiline päästerõngas. Selle silla kaudu said väed ja varustus voolata Venemaa mandriosast Krimmi ning sealt edasi rindele. Vähemalt selline oli plaan. Kuid 2024 aasta maiks ei kasutanud Venemaa enam seda silda oma eesliini vägede varustamiseks, mis oli varajane märk sellest, et Ukraina strateegia Krimmi vabastamiseks toimib. Kõigepealt isoleerida, siis rünnata. Nüüd on see sild endiselt päästerõngas, kuid see on päästerõngas nende venelaste jaoks, kes on teinud ebaseaduslikult annekteeritud Krimmist oma kodu alates 2014. aastast. Kiev Independendi andmetel oli annekteerimisest kuni 2023 aasta detsembrini Krimmi kolinud kuni 800 000 Vene Föderatsiooni kodanikku. Nüüd moodustavad nad enamuse poolsaare elanikkonnast, kuna selle raporti koostamise ajal oli sinna jäänud vaid umbes 100 000 ukrainlast. Seda rännet soodustas Venemaa kõigega, alates eelistatud hüpoteeklaenudest kuni Ukraina kodanike väljasaatmiseni mandrile, kuid selle aluseks oli Putini lubadus kaitsepakkumisest. See alus on nüüd kokku varisenud. Ja Ukraina rünnakud valvepaatidele Kertši silla ümbruses on hoiatus venelastele, kes elavad Krimmis. Ukraina võib seda silda tabada igal ajal ja võib seda rängalt tabada. Venemaa ebaseaduslikud kodanikud Krimmis võivad peagi näha, kuidas ainus tee poolsaarelt välja laguneb, täpselt nagu kõik need kaitselubadused, mida Putin andis. Nii et neil on nüüd valik. Nad kas lahkuvad, kuni sild veel püsib, mis aitab Krimmi venestamist tagasi pöörata, või jäävad, vaatavad võib-olla, kuidas Kertši sild langeb ja elavad teadmisega, et kaitsed, mis peaksid Ukrainat eemal hoidma, kukuvad kokku, üks droonirünnak korraga. Ukraina käik annab lühiajalisi tulemusi, kuid sellel on pikaajaline eesmärk. Riik panustab sellele, et suudab Venemaad mandril tagasi hoida, põhjustades samal ajal katastroofilisi kaotusi, kuni Venemaa on sunnitud taanduma. Siis saab Ukraina keskenduda Krimmi tagasivõtmisele traditsioonilisemate vahenditega, kuid võib-olla polegi see vajalik. Selleks ajaks, kui Vene väed taanduvad, võivad sellised rünnakud, nagu nägime aprilli lõpus ja mai alguses, olla Krimmis Vene sõjalise kohaloleku täielikult hävitanud. Siis ei tule enam kõne alla maismaa pealetung. Ukraina võib Krimmi tagasi võtta Venemaa taandumise ajal, kõik tänu oma kaugmaa rünnakutele. Mitte, et Ukraina ei oleks võimeline oma territooriumi jõuga vabastama, kui selleks vajadus tekib. 2026. aasta märts pakkus sellest enam kui piisavalt tõendeid. Kui tema väed Ukrainas massiliselt hukkuvad, Venemaa naftaterminalid põlevad ning tema liitlased üle maailma on nõrgestatud või kõrvaldatud. Putinil oli vähemalt Aafrika, millest kinni hoida. Seal oli Venemaal endiselt mõjuvõimu, häält ja jõudu. Aga see kõik kaob. Venemaa sai Aafrikas just tõsise löögi, sest ajalooline alandus Malis tähendab Putinile hukatust. Venemaa juhti reedeti just rängalt ja selle tagajärjed Putinile saavad olema palju hullemad, kui esmapilgul paistab. Kõik keerleb Venemaa Aafrika korpuse ümber. Venemaa on aastaid kasutanud Wagneri palgasõdurite rühmitust, et aidata Mali valitsusel oma rahva üle kontrolli hoida, ning selle rühmituse varemetest loodi Aafrika korpus. Aafrika korpus pidi olema Mali valitsuse kaitsja ja Putini mõju levitaja Aafrikas. Aga 27. aprillil läks see kõik suitsu. Mali põhjaosas asuvas Kidal linnas, mis oli Aafrika korpuse tugipunkt ja oluline piirkondlik keskus, viis mitmemässuliste rühmituse koordineeritud rünnak selleni, et Vene ja Mali väed isoleeriti, piirati ümber ja aeti linnast välja. See rünnak järgnes rünnakute seeriale, kus nende mässuliste rühmituste ühendatud jõud korraldasid kogu Malis rünnakuid Vene ja valitsusvägede vastu, kusjuures Aafrika korpus väitis, et operatsioonis osales umbes 12 000 võitlejat. Seda pole ametlikult kinnitatud. Kinnitatud on aga tulevahetus Mali pealinnas Bamakos, droonirünnakud ja autopommid. Mali kaitseminister Sadio Kamara on nüüd surnud. Üks autopommi ohvritest, mis nõudis ka tema 2 lapselapse ja teise naise elu. Mässuliselt, kelle hulka kuuluvad Azawadi vabastusfront, mis koosneb peamiselt Tuareegi separatistidest, ning islami ja moslemite toetusrühmitus, mida Arab News seob Al-Qaidaga, ründavad Mali sõjaväelist huntat üle kogu riigi. Mitte midagi sellest ei pidanud juhtuma. Siin on selline koordineerituse tase, mida Putin kunagi ei oodanud. See on Venemaa jaoks suur alandus, millel on igasuguseid tagajärgi, mida me varsti lähemalt uurime. Aga kui pöörduda tagasi Kidali juurde, siis liitlasväed, kes ründasid seda linna, kus asub sõjaväebaas, on näidanud, kui ebaefektiivne võib Venemaa Aafrika korpus olla. Vene palgasõdurid, kes pidid kaitsma oma Mali ja hunta partnereid, sattusid lõpuks oma baasi territooriumile lõksu. Selle asemel, et proovida end välja võidelda, sõlmisid Aafrika korpus ja Mali armee hoopis kokkuleppe mässulistega. Rohkem verevalamist ei tule. Aafrika korpus lahkus selle asemel oma laagrist saba jalge vahel.
Lahkudes süütasid Vene ja Mali väed laagris oleva varustuse, püüdes meeleheitlikult takistada selle sattumist vaenlase kätte. See on see Vene jõud, millele Mali hunta pidi suutma loota. Africa Corpus on just osutunud pabertiigriks. Võib-olla on kogu selle juures kaks kõige kahjulikumat aspekti seotud tehtud tööga, mis on nüüd tühistatud, ja varustusega, mis on kaotatud. Umbes 2,5 aastat enne seda, kui mässulised Kidali tagasi vallutasid, tegid Putini väed Malis ühe oma suurima jõudemonstratsiooni. Nad tormasid linna, Hoidsid oma lipu kõrgel pärast seda, kui olid edukalt Kidali Tuareegi mässulistelt ära võtnud. Tol hetkel oli see just see, mida Mali vajas näha. Tugev jõud, mis võimaldas huntal võidelda nende vastu seisnud separatistidega. Ja viimased 30 kuud on Aafrika Korpus ja Mali hunta koos töötanud, et Kidali enda käes hoida. Aprilli ülestõus on kogu selle töö mõne päevaga tühistanud. Putin on nüüd häbisse jäänud ja sellele on järgnenud veelgi, kui vaadata Venemaa varustuse kaotusi Kidalis. Militani andmetel kaotasid Venemaa palgasõdurid PTR-82A soomustransportööri, Tornado U soomusmasina ja Hiinas toodetud VP-11 soomusmasina. Venemaa väidab samuti, et on kogenud mõningaid kaotusi Aafrika korpuses, kuid pole täpsustanud, kui palju. Samuti pole teada, mis on juhtunud BMP-3 Tiger M ja Spartak 590 951 soomusmasinatega, mida korpus kasutas võitluses mässuliste vastu. Ei tundu tõenäoline, et need sõidukid lahkusid Kidalist koos Aafrika korpusega, kui Venemaa palgasõdurid oma taganemist läbi rääkisid. Tõenäolisemalt põletati need maha või hõivati need. See on just selline varustus, mis pidi takistama midagi sellist Kidalis juhtumast. Nüüd on Venemaa kaotatud sõidukid monumentiks sellele, kui nõrk on nende võimubaas Malis tegelikult. Mali hunta oleks võinud seda ette näha, kui nad poleks olnud nii kinnisidees koostööst Venemaaga oma võimu säilitamiseks. Juba 2024 aasta juulis sai see hunta maitsta, mis juhtub siis, kui Vene palgasõdurid lähevad vastamisi Tuareegi võitlejatega. Palgasõdurid, kes kuulusid Wagneri grupeeringusse, mis on muutunud Aafrika korpuseks, kaotasid. Halvasti. 10 neist hukkusid lahingus Tuareegi vägedega Alžeeria piiri lähedal koos mitme hunta liikmega. See oli huntale vihjeks. Venemaa kaitse ei ole väärt seda, mida Putin väidab. Ulf Leissing, kes on analüütik Konrad Adenaueri fondis ja keda on lähetatud Malisse, ütleb, et see, mis juhtus Kidalis, on Venemaa jaoks täielik läbikukkumine. Venelased olid seal selleks, et parandada julgeolekuolukorda. Ma mõtlen, nad väitsid, et saavutavad eesmärgid ja nüüd lahkuvad nad väga alandaval viisil, ütleb Leising Raadio Vaba Euroopa Raadio Libertile. Kui vaadata, mida nad endast maha jätavad, näiteks terved droonijaamad, ma mõtlen Aafrika korpus, Venemaa teeskles, et teeb palju asju, aga lõpuks nad ebaõnnestusid, lisab ta. Aafrika korpus on Malis halvatud. Nüüd tegeleb Venemaa nii palju kahjude ohjamisega, kui suudab. Washington Post teatas, et Mali huntajuht kohtus 28. aprillil Venemaa Mali suursaadiku Igor Gromõkoga, et arutada edasisi samme. Venemaa kasutas võimalust, et hukka mõista ülestõusu kui riigipöörde katset, samal ajal kui Mali huntajuht Assimi Goïta kasutas võimalust, et pärast Kidali langemist esimest korda avalikkuse ette ilmuda. Goïta püüdis näidata jõudu. Kohtumisele järgnenud telepöördumises väitis ta, et sõjalised operatsioonid jätkuvad seni, kuni relvarühmitused on täielikult neutraliseeritud ja turvalisus kogu riigis püsivalt taastatud. On küll hea sellise tegevusega ähvardada, kuid see, mis just juhtus, ei jäta Mali hunta jaoks head muljet. Mali hunta aeti äsja ühest olulisest piirkondlikust tugipunktist välja just nende relvarühmituste poolt, kelle Goïta väidab peagi neutraliseeritavat. See ei jäta head muljet, eriti kui hunta evakueerus koos hulga Vene palgasõduritega. Mis puudutab Venemaad, siis nemad ei ütle eriti midagi. Välja arvatud see, et rünnakut nimetati riigipöörde katseks ja kinnitati, et on olnud ohvreid, on Venemaa välisministeerium andnud väga vähe üksikasju Venemaa osaluse kohta kogu selles loos. Venemaa sõjablogijad pole olnud sugugi nii salatsevad, teatab Guardian. Nad püüavad kiita Aafrika korpust selle eest, et nad vähendasid Mali valitseva hunta kaotusi. See meenutab pigem mainekahju piiramist kui täpset kajastust sellest, mis juhtus 3 päeva kestnud lahingu ajal, mille käigus Venemaa kaotas tugipunkti ühes Mali strateegiliselt tähtsamas linnas. Tegelikkus on see, et Venemaad on just kogu Aafrika ees alandatud. Ja see alandus on palju sügavam. See, mis pealtnäha paistab kui üksik juhtum, kus Vene palgasõdurid linnast välja aeti, on tegelikult palju kahjulikum Vladimir Putini jaoks, kui ta tahaks, et te arvaksite. Selle, mis just juhtus, tagajärjed saavad olema tohutud ja me räägime teile, mis need on. Aga enne kui me seda teeme, just sellepärast me teemegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled kanalil uus, siis telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. Et mõista, miks see, mis just Malis juhtus, oli Putini jaoks nii kahjulik, peame uurima, mida Aafrika korpuse tegevus selles riigis Venemaa jaoks tegelikult tähendas. Mali pidi olema Venemaa jaoks Aafrikas tugipunkt ja katsepolügoon.
see riik ise näib sageli olevat vaid vaevu märgatav täpp ülemaailmsel geopoliitilisel radaril. Võid kuulda aeg-ajalt riigipöördekatsetest või terrorirünnakutest, kuid Mali on ülemaailmsel areenil kaugel sellest, et olla mõjukas tegija. Siiski on Mali olnud aastaid Venemaa ja lääne vahelise võimuvõitluse epitsentris. Tundus, et Venemaa oli selles võitluses peale jäänud. Kui minna tagasi aastasse 2013, oli Mali valitsus rõõmus, kui Prantsuse sõdurid saabusid riiki, et võidelda mässulistega, kes olid kaaperdanud ülestõusu ja ähvardasid riigi üle võtta. Malis saadeti 5000-meheline Prantsuse sõdurite kontingent ja mõnda aega tundus, et lääs oli võitnud malilaste südamed. Kuid 2021 aastal tegi Prantsuse president Emmanuel Macron otsuse, mis muutis kõike. Ta teatas, et Prantsusmaa viib Malist välja poole sinna saadetud vägedest. Pahameel oli kohene. Mali tollane peaminister Choguel Maïga süüdistas Prantsusmaad Mali hülgamises, mis põhjustas vihase vastuse Macronilt, kes seejärel mõistis hukka Mali sõjaväelise valitsuse, öeldes, et sellel puudub demokraatlik legitiimsus, kuna riigis oli vähem kui aasta jooksul toimunud 2 riigipööret. Lõhe oli ilmne. Ka Mali avalik arvamus pöördus Prantsuse sõdurite kohaloleku vastu, keda mõned pidasid oma territooriumil kolonisaatoriteks. Venemaa nägi seda kõike ja märkas, et neil on võimalus täita võimuvakkumit. Ei läinud kaua pärast konflikti Prantsusmaaga, kui selgus, et Venemaa pakkus Wagneri palgasõdureid, et täita Prantsuse lahkunud sõdurite jäetud tühimikku. Paljud Malis tervitasid seda sammu, uskudes võib-olla, et Venemaa on neutraalsem osapool, keda ei huvita Mali poliitika, teatab BBC. Loomulikult naiivne usk, kuid see avas Venemaale tee anda Prantsusmaale ja kollektiivsele läänele sümboolne hoop, samal ajal kui Venemaa suurendas oma mõju Aafrikas. See 2 kärbse 1 hoobiga lähenemine töötas. Viimastel aastatel on Venemaa mõju Malis kasvanud. 2024 aasta augustiks oli Mali katkestanud diplomaatilised suhted Ukrainaga, kuna valitsus väitis, et Ukraina ametnikud olid teinud avaldusi, mis toetasid Tuareegi separatistlikke mässulisi. Samuti väideti, et Ukraina luureteenistused olid olnud seotud separatistide ja Mali hunta vahelise lahinguga Alžeeria piiri lähedal, mis viis Mali veelgi suurema isoleerumiseni. Venemaa hõõrus käsi. Aafrika korpuse katse töötas, kuna selle kombitsad tungisid üha sügavamale Malisse. Venemaa pakkus kaitset ja elavjõudu. See tilgutas hunta kõrva mett, et mürgitada seda Ukraina ja lääne vastu. Ning kõik toimis. Tundus, et Venemaa mõju laienemiseks mujal Aafrikas oli kujunemas mudel ja see kõik põhines jõul, mida Vene sõjavägi ja sellega seotud palgasõdurite rühmad suutsid pakkuda. Aga kõigi Putini sepitsuste taga peitus alati haprus. See tuli just nüüd Kidalis ilmsiks. Ja Venemaa läbikukkumine oma Mali partnerite kaitsmisel selles võtmelinnas on tekitanud 3 probleemi. Esiteks on fakt, et Venemaa ei suutnud ette näha võitlevate jõudude ühinemist, mis lõpuks ajas Aafrika korpuse Kidalist välja. See on tohutu probleem. Lisaks pelgale tulejõule ja kaitsele peaks Venemaa suutma kasutada ülemaailmset luurevõrgustikku, mis võimaldab tal selliseid probleeme ennetada. Venemaa ei suutnud seda Malis teha. Mässulised koordineerisid oma tegevust palju paremini, kui Venemaa eeldas, mis näitab, et soov Mali hunta kukutada on nii tugev, et see suudab ületada ideoloogilised erinevused Tuareegi separatistide ja islamistlike võitlejate vahel, kes on jõud ühendanud. Kui Venemaa tugevus Malis ja mujal Aafrikas seisneb lõhede ärakasutamises, siis see ühtsuse näide on viimane asi, mida Putin oleks soovinud näha. See teeb Putinit murelikuks ning ükski lavastatud kohtumine maailmas ei muuda fakti, et Mali valitsev hunta on nüüd tõsistes raskustes. Mässuliste rühmitus ründab üle kogu Mali, kas siis otseselt nagu Kidalis või autopommide ja muude tegudega, mida oleme näinud Mali pealinnas. Kaos võib olla Venemaale kasulik, kuid see kaos peab viima kontrollini. Venemaal on see kontroll Mali hunta kaudu, kuid kontroll libiseb Putini sõrmede vahelt välja ja liigub ühtse jõu kätte. Rünnaku tohutu ulatus võib olla piisav, et Mali hunta võimult tõugata, mis viiks Putini tagasi algusesse tema katsetes mõjutada seda väikest Aafrika riiki. Kuid selle otsese probleemi taga peitub Venemaa jaoks midagi palju hullemat. Me ütlesime varem, et Mali oli omamoodi Aafrika korpuse katsejuhtum. Selle katse eesmärk oli tõestada, et Venemaa võib olla iga Venemaa poole pöörduva Aafrika riigi kaitsja. See oligi kogu mõte Prantsuse vägede lahkumisel Malist ja nende asendamisel palgasõduritega. Ära muretse lääne poole hoidmise pärast. Venemaa hoolitseb sinu eest. 2025 aasta alguses toetas Venemaa seda lubadust, saates Bamako poole 3 kolonni, mis tõid soomukeid, tanke ja muud varustust. Kuid see kõik osutus pigem jõu illusiooniks kui tegelikuks sõjaliseks jõuks, mida Mali hunta vajas. Kui Aafrika korpus pandi Kidalis oma esimesse tõsisesse proovilepanekusse, kukkus see läbi. Venemaa väited hunta võitlejate kaitsmisest on nõrgad. Oleme näinud, kuidas Aafrika korpus satub ümberpiiratuks ja annab siis alla, et keerulisest olukorrast pääseda. Mõelge, mida see tähendab Venemaa jaoks mujal Aafrikas.
Kui see on see võitlusjõud, mis peaks kehtestama Venemaa peamise välise julgeolekujõuna Aafrika mandril, siis teised riigid, keda Venemaa püüab enda poole võita, panevad seda kindlasti tähele. ja nad ei näe ainult Venemaa läbikukkumist Malis. Viimased aastad on täis näiteid sellest, kuidas Venemaa lubab julgeolekut, kuid ei suuda oma liitlasi kaitsta. Armeenia ja Aserbaidžaani vahelises konfliktis ei suutnud Venemaa tagada lubatud julgeolekut. Süürias võib Assadi režiimi languse põhjuseks pidada taas seda, et Venemaa ei suutnud olla nii võimas, nagu ta väidab. Isegi endise Venezuela diktaatori Nicolas Maduro hiljutine juhtum on näide sellest, kuidas Venemaa liitlane laguneb, samal ajal kui Putin ei tee midagi nende kaitsmiseks. Ja praegu Iraanis, mis on alates Putini sissetungist Ukrainasse varustanud Venemaa droonidega, ei tee Venemaa muud, kui istub käed rüpes ja kurdab operatsiooni eepiline kütus üle. Vähemalt on Venemaal palgasõdurid ja varustus Malis, kuid mõlemad ebaõnnestusid kohe, kui nad seisid silmitsi koordineeritud mässuliste rünnakuga. Venemaa on kaitsja. Kuidas saab ükski Aafrika riik tõesti seda uskuda pärast seda, mida viimastel aastatel on nähtud? Kidal ei ole üksikjuhtum. See on osa mustrist, kus näiline kaitse paljastatakse. Aafrika korpus on just mitmel tasandil alandatud. Turvajõuna ei suutnud see ära hoida autopommi plahvatust, mis nõudis Mali kaitseministri elu. Kidalis ei suutnud see toimida võitlusjõuna, mis suudaks tõrjuda võimalikke ühendatud mässuliste rünnakuid. Neil ei ole sellist varustust, mida Venemaa suudab pakkuda. Kõike seda teeb hullemaks asjaolu, et Venemaa ei aidanud Mali hunta salaja. Venemaa on avalikult kohustunud, mis tähendab, et Putinil pole isegi seda usutavat eitamisvõimalust, mis on tal varem võimaldanud Venemaa läbikukkumisi eirata. See, mis just Malis juhtus, oli väga avalik ja see viib kolmanda probleemini, millega Venemaa nüüd silmitsi seisab. Mis iganes ambitsioonid Putinil Aafrika suhtes olid, need on nüüd hävingu äärel. Liitlaste loomine oma jõu najal töötab ainult siis, kui sul on jõudu seda jõudu ka tegelikult rakendada. Kidali kaotus näitab, et Aafrika korpusel ei paista olevat Wagneri grupi jõudu ega organiseeritust. Wagneril õnnestus vähemalt Malis mõningaid edusamme saavutada, enne kui selle juht Jevgeni Prigožin Putini vastu mässas ja lõpuks tapeti. Sellest grupist tuhast sündinud korpus ei ole lihtsalt nii osav Vene mõjuvõimu Aafrikas levitamisel. Kõik, mida Putin Aafrika mandril teeb, sünnib oportunismist. Kui Venemaa näeb lõhestumist või ebastabiilsust, kasutab ta seda ära. Nii kasvatab Putin oma mõjuvõimu. Kuid nagu märgib Carnegie rahvusvahelise rahufond, on Venemaal olnud raskusi mõnede stabiilsemate Aafrika riikide kaasamisega. Paljudel neist riikidest on ajaloolised sidemed Venemaaga, mida nad hoiavad. Kuid nad ei ole oma territooriumile Vene palgasõdureid vastu võtnud ning kindlasti ei katkesta nad sidemeid teiste Lääne või Hiina partneritega, et Putini abi vastu võtta. Putin kasutas Malit osana pikaajalisest plaanist muuta Venemaa Aafrika peamiseks välisjõuks, kuid kogu see plaan on nüüd täielikult läbi kukkunud. Kõige võimsamad riigid ei kiirustanud varemgi Venemaad end läänest isoleerima laskma. Nüüd on nende otsused lihtsalt õigeks osutunud. Putini katsetel Venemaa mõju Aafrikas laiendada on ka tumedam pool. Veebruari lõpus avalikustas Ukraina luure, et Venemaa on loonud pettuse skeemide võrgustiku, mida ta kasutab Aafrika inimeste meelitamiseks sõdima Ukraina sõjas. Raporti koostamise ajal võitles Ukrainas 1780 Aafrika mandri kodanikku, kes pärinesid 36 erinevast riigist üle kogu mandri. Venemaa meelitas need pahaaimamatud võitlejad palju lubavate töökohtade ja viisadega kohale, kuid saatis nad hoopis rindele. See pettus on võimalik ainult tänu sellele, et Venemaa suudab sellistes riikides nagu Mali kanda kinnitada. Kui ühendada see otsene pettus Venemaa kui väiksemate riikide kaitsestaatuse kokkuvarisemisega, siis saad ohtliku retsepti mõju hävitamiseks. Mali pidi olema sümbol sellest, kuidas Venemaa saab läänest jagu kauges piirkonnas. Pärast Kidali võib see olla katalüsaatoriks Venemaa saatuse täielikule pöördele Aafrikas. Ainus võimalik viis, kuidas Vladimir Putin saaks Venemaa jaoks verejooksu peatada, on aidata Mali hunta mässuriste ohuga toime tulla. Aga kuidas saab Venemaa seda teha? Üks põhjusi, miks ta Malis nii nõrgaks on osutunud, on see, et Venemaa ei saa pakkuda sellist sõjalist abi, mida hunta vajab. Vladimir Putin on liiga hõivatud Ukraina sõjaga ja tal on iga sõduri ja varustuse tükki vaja, et oma sissetungi jätkata. Venemaa on Ukrainas juba kaotanud üle 1,3 miljoni inimese ja 10 000 ühikuid varustust. Iga üksus, mille Venemaa välismaale saadab, isegi kui see on palgasõdurite üksus, on takistatud mitmeaastase sõja mõjudest, mis on Venemaad ennast tõsiselt nõrgestanud. Tõenäoliselt on Aafrika korpus Malis kõik, mida hunta saab, ja kui ühendatud mässulised jätkavad oma edule tuginedes, võime peagi näha kordust sellest, mis juhtus Süürias. See algab suure löögiga, siis režiim kukub kokku. Lõpuks kaotab Venemaa veel ühe liitlase ja mõjusfääri, mis veelgi kahjustab Putini püüdlusi kujutada end ühe maailma tähtsaima geopoliitilise tegelasena.
ja kui Putin näeb, kuidas tema mõjuvõim kokku kukub, on Ukraina tema haavadele tublisti soola peale raputanud. Venemaa suurim vaenlane muutub mõjuvõimu osas üha tugevamaks ning tõestab iga päev, et ühtsus võidab lõhestamise üle. Võtame näiteks Ukraina tärkava partnerluse Jaapaniga. Saistes Venemaa Riigiduuma ees andis Venemaa Kommunistliku partei juht just enneolematu hoiatuse. Revolutsioon on tulemas. Venemaal on praegu tunda 1917. aasta kajasid, sest riigis on midagi suurt toimumas. Just seda kartis Putin kõige rohkem. Inimesed pöörduvad tema vastu. Endiste aegade tsaarid tulevad teda kummitama ja kõik, mida Putin teha saab, on püüda ujuda vastu tõusvale lainele, mis ähvardab ta minema pühkida. Revolutsioon on tulemas. Selle eest hoiatas Gennadi Džuganov, kes on Venemaa Kommunistliku partei kauaaegne juht Riigiduuma pleenumi ajal, mis on Venemaa parlamendi alamkoda. Need sõnad kõlavad enne septembrikuiseid valimisi ja on teravad oma kriitikas, isegi kui Gennadi Džuganov osavalt navigeerib läbi kaasaegse Venemaa poliitika lõksude. Me teeme kõik, mis suudame, et toetada Putinit ja tema strateegiat ning poliitikat, aga teie valitsus ei kuula, kuulutas Gennadi Džuganov sõnadega, mis näivad palju toetavamad Putini suhtes, kui need tegelikult on. Putin on valitsus. Tema lähikondlased on need, kes läbi kukuvad. Kavalalt paneb Džuganov süü Putini õlgadele, teeseldes samal ajal valelikult, nagu poleks see kõik Putini süü. See ongi nii. Ja Džuganov tegi selle selgeks, esitades valitsuse suhtes veelgi rohkem kriitikat, kui ta hoiatas, et revolutsioon on tulekul. Kui teie, valitsus, ei võta kiiresti vastu rahalisi, majanduslikke ja muid meetmeid, ootab meid sügiseks kordus sellest, mis juhtus 1917 aastal. Meil ei ole õigust seda korrata. Teeme mõned otsused, hüüdis Džuganov. See on üleskutse relvile. Džuganov ei kuulu Putini Ühtse Venemaa parteisse. Ta on opositsiooniliige. Isegi kui ta pehmendab oma sõnu, et vältida Putini viha, on see, mida Džuganov siin ütleb, lihtne. Putini sõjast ajendatud poliitikad ei toimi. Muutust on vaja ja revolutsioon on tulemas. 1917 aasta kajad teevad Putinile tõesti muret. Ta on mees, kes armastab ajaloole viidata, isegi kui ta moonutab mineviku sündmusi. Aga isegi tema ei saa eitada, et seda, mis juhtus 1917 aastal, ei taha ta kunagi kordumas näha. 1917. Aasta oli Vene revolutsiooni aasta. Tegelikult oli neid kaks. Esimene kukutas Venemaa keisrivalitsuse ja teine tõi bolševikud võimule. Need revolutsioonid toimusid taustal, kus Venemaa kaotas esimeses maailmasõjas tohutult palju inimesi, mis põhjustas kogu riigis majanduslikke raskusi ja pani paljusid venelasi küsima, miks nad üldse sõtta sekkusid. Massilised kaotused rindel, laienevad majanduslikud raskused, ebakompetentne juhtkond ja viha rahalise ning poliitilise eliidi vastu ühinesid tormiks, mis muutis Venemaad igaveseks. Me lihtsustame siin, aga see kõik kõlab väga tuttavalt, kas pole? Džuganov näeb neid paralleele ja kasutas neid kiiresti oma 15. aprilli kõnes Riigiduumale, kus ta väitis, et Venemaa ühiskondlik struktuur sellisel kujul, nagu see praegu on, ei sobi riigile. Me libiseme oma oligarhilise kapitalismiga täielikku tupikusse. Naadid ei taha investeerida meie võidusse, meie lastesse, suurtesse peredesse ja nii edasi. Veel 600 000 inimest suri eelmisel aastal. Me libiseme sotsiaalmajanduslikust vaatenurgast tupikusse. See intressimäär, see poliitika, see rahastamine, ütles Džuganov oma kõnes. Jällegi, otsest kriitikat Putini aadressil ei olnud. Aga see on Putini ühiskond, mis paljastub Džuganovi mikroskoobi all. Oligarhid, korruptsioon, see väänatud kapitalismi versioon, mida Putin on veerand sajandit oma tahtele allutanud, viib sellise majandusliku kokkuvarisemise ja äärmuslike sõjakaotusteni, nagu Venemaa koges 1917 aastal. Uue ajastu tsaar on oma rahva vajaduste suhtes pime, peidus elevandiluust punkris, kogudes oma miljardeid, samal ajal kui tema maa põleb. Igaüks, kes tõesti tähelepanu pöörab, teab, et Džuganov üritab õhutada. Tegelikult juhtus vaid paar nädalat enne tema sütitavat kõnet midagi, mis näitas selgelt, mida ta oma revolutsioonijutuga saavutada soovis. Selle juurde tuleme varsti tagasi. Kõigepealt ei saa eitada, et kommunistliku partei juhi retoorikal Venemaa majanduse kohta on palju sisu. Džuganovi üleskutset suuremale toetusele president Putinile on tegelikult varjatud kriitika olukorra suhtes, mille Putin ja tema sissetung Ukrainasse on Venemaal tekitanud. Mees, kes lubab vene rahvale stabiilsust, on juba üle 4 aasta toonud ainult kaost. Pärast sõjaaegset kasvu aastatel 2023 ja 2024, millest viimasel nautis Venemaa 4,3% sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kasvu, hakkas Venemaa majandus 2025 aastal langema. SKP kasv oli vaid 1%, mis jäi prognoosidele tublisti alla.
2026 aastal oodati langust 0,8%-ni, enne kui naftatulude ootamatu kasv, mis on kaudne tulemus operatsioonist Epic Fury Iraanis, viis Rahvusvahelise Valuutafondi prognooside tõstmiseni 1,1%-ni. See pole siiski hea. Pinnapealsele lisaks on palju rohkem mõrasid ka pinna all ning palju märke, et Venemaa majandus on tõesti nii kehvas seisus, nagu Tšuganov väidab. ja siis on veel surmad. Tšuganov avaldas, et eelmisel aastal suri veel 600 000 inimest. Paljud neist surnutest on Ukrainas, ohverdatud sõjas, mille kohta Ukraina ütleb, et see on viimase 4 aasta jooksul Venemaale maksnud üle 1 325 000 hukkunu ja haavatu. Jällegi paralleelid. Majandusprobleemid. Tohutud kaotused sõjas, mis ületab kõike, mida keegi Venemaal oodata oskas. See on jälle nagu 1917 aastal ja tundub, et Putin ei saa midagi teha, et seda parandada. See on tupik, kuhu Putin on Venemaa viinud. Tšuganov usub, et ta teab, mis tulemas on ja selle nägemiseks peame vaid vaatama kõnet, mille ta pidas mõned päevad enne oma plahvatuslikke märkusi Venemaa riigituumas. 10. aprillil pöördus Tšuganov otsesemalt Venemaa valijate poole, kes tema arvates peavad olema selle revolutsiooni aluseks, mis tema hinnangul on tulemas. Seekord üllatas ta kõiki kommentaaridega Putini loodud Vene ühiskonna olukorra kohta. Kui võimud ei anna valijatele võimalust olukorda septembris valimiskasti juures parandada, viivad nad riigi lüüa saamiseni, ütles Tšuganov, pöördudes Venemaa rahva ja riigivõimu poole. Kuid tegelikkus, väidab ta, on see, et Venemaal on nüüd 2 valikut, kapitalism koos sõjaga või sotsialism koos õiglusega. Jättes nende kommentaaride poliitilised aspektid kõrvale, ütleb Tšuganov väga selgelt Venemaa rahvale, et Venemaa Putini juhtimisel ei toimi. Kommunismi juurde naasmine ei pruugi olla lahendus. Tšuganov soovib seda ilmselgetel põhjustel, kuid kui muutust, ükskõik millist muutust ei tule, siis on Venemaa Ukrainas kaotusele määratud ja kodus kokkuvarisemisele määratud. Ja et lisada Tšuganovi kõikidele hoiatustele veelgi vürtsi, on kommunistide juht öelnud ka seda, et Venemaa seab end ideaalsesse positsiooni, et saada järgmiseks USA sihtmärgiks. Juba märtsis tõi Tšuganov Venemaale hoiatavatena näiteks Ameerika tegevuse Venezuelas, kus kukutati Nicolas Maduro, ja praegused sammud Iraanis. Meie oleme järgmised. Vaadake Trumpi strateegiat. Hiina on esimene, meie oleme teised, Iraan on 3, ütles Tšuganov Riigiduuma alamkoja istungil, lisades. Meid kistakse tükkideks hullemini kui Jugoslaaviat, Iraaki ja Liibüat kokku. Venemaa on planeedi peamine varalaegas ja just sellepärast ongi see peamine sihtmärk. See varalaegas on nõrgenenud. Põhjuseks on Putin. Praegu on Ameerika Ühendriikidel sama hea aeg kui iga teinegi, et sekkuda, ja kui nad seda teevad, on revolutsiooniks juba liiga hilja, sest lagunenud Venemaa ei suuda end enam kaitsta. Tema majandus on kokku varisenud ja rahvas sureb enneolematult palju. Mõlemal juhul on tulemus mõeldamatu. Putini ja kõige selle, mida ta on üles ehitanud kokkuvarisemine. Kuid mitte ainult opositsioonipartei juhi hoiatused ei näita märke võimalikust revolutsioonist. Putin ise paljastab oma nõrkust. Ta on vihane ja süüdistab majanduskatastroofis teisi, kuigi selle põhjustas tema ise. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet Sõjasaade. Me toome teieni kogu loo pealkirjade taga, nii et kindlasti tellige kanal, kui soovite olla sündmustest eespool. Nüüd, Tšuganovi sõnu võiks pidada ühe mehe arututeks väljaütlemisteks, kellel on isiklik huvi näha Putini võimu kaotust. Ta on ju siiski opositsioonipartei juht, kuid nende ajastus pole sugugi juhuslik. Tšuganov kasutas võimalust rünnata, sest Putin ise näitab üles nõrkust, mida me pole tema üle 4 aasta kestnud Ukraina sissetungi jooksul varem näinud. 15. aprillil, samal päeval, kui Tšuganov käskis Venemaa võimudel ausalt võidelda, oli Putin hõivatud Venemaa tippmajandusametnike noomimisega. Putin kuulutas, et riigis toimuv majanduslangus on vastuvõetamatu ja midagi tuleb ette võtta. Ükski ruumis viibija ei oleks julgenud Putinile öelda, et midagi pole võimalik teha. Kõik, mis loob eelduse revolutsiooniks, on otsene tagajärg Putini sõjardlikule käitumisele. See on Putini süü, et Venemaa on sattunud sõtta, mille Euroopa Liidu välisteenistus väidab maksavat riigile igal aastal 250 miljardit eurot, ehk umbes 293 miljardit dollarit. See on tublisti üle 1 triljoni dollari, mis on raisatud võitlusele, mida Venemaa pole kaugeltki võitmas. Putini noomimine oma ametnike suhtes ei tähenda suurt midagi. Venemaa keskpank on juba langetanud intressimäärad 14,5%-ni, mis on osa sihipärasest kampaaniast majanduskasvu ergutamiseks laenamise kaudu. 14,5% on siiski endiselt jahmatav number ning Venemaa baasintressimäär, mis oli veel 2025. aasta mais 21%, tekitavad muret, et ees võivad oodata uued inflatsioonihüpped. Vladimir Putini seksiarvamus, olgu see tahtlik või mitte, oma rollist Venemaa majanduslanguses tuli samuti ilmsiks. 2025 aasta detsembris
Tollal nimetas Vladimir Putin Venemaa majanduse aeglustumist hinnaks, mida tuleb maksta majanduse kvaliteedi ja makromajanduslike näitajate säilitamise eest. Mida see üldse tähendab? Milline majanduse kvaliteet? See on riik, mis seisab silmitsi töölevõtmise peatamisega, tohutu välisvõlaga, täieliku rahavarude puudumisega ning taastumisteega, mis on nii kitsaks muutunud, et seda pole peaaegu enam olemaski. Ja Putini reaktsioon on noomida ametnikke, kes ei suuda Venemaa juhile öelda, et nad on selles olukorras, sest Putin ise pani nad sinna. B pistatakse liiva alla. Kui Zjuganovul on õigus, siis selle pea raiub maha revolutsioon, mis ootab kohe nurga taga. Tegelik probleem Putini jaoks on see. Ta võib tõepoolest uskuda, et lühiajaline kergendus, mida Venemaa naudib tänu operatsioonile Epic Fury ja Hormuzi väina sulgemisele, võib olla piisav Venemaa majandusprobleemide lahendamiseks. See on seisukoht, mis viib Putini vaid veelgi kaugemale teele, kus temast saab revolutsioonilise loo peategelane, mis läheb Vene ajalukku kõrvuti 1917 aasta ülestõusudega. On tõesti tõsi, et Venemaa majandus saab väikese tõuke tänu naftahindade tõusule, mis on tingitud sõjast Iraanis. Me ei tea täpselt, kui palju Venemaa naftahindade tõusust kasu saab. Riik kasutab keerulist naftamaksu valemit, millel on ühekuuline viivitus. Seega pole märtsi ametlikke andmeid Kreml veel avaldanud. Aga meil on mõned näitajad. Financial Times teatas, et Venemaa teenis märtsis naftatulu pealt lisaks $150 miljonit päevas. Washingtoni instituut lisab, Iraani sõja tulemused on võimaldanud Venemaa naftat müüa umbes või üle $59 barreli kohta, mis on Kremli poolt 2026. aasta eelarves seatud eesmärk. Varem kaubeldi Vene naftaga umbes $40 barreli eest lääne sanktsioonide tõttu. Putin võib näha selles kõiges päästerõngast, mis annab talle rohkem aega meeleheitlikult otsida lahendust majandusele, mis Zjuganovi sõnul on eelseisva revolutsiooni keskmes. Aga tegelikult varjab naftatulude ootamatu kasv lihtsalt probleeme. See pole isegi nii suur ootamatu tulu, kui paistab. Ukraina on võtnud Venemaa naftaekspordi hävitamise enda kätte, et tagada, et Putin ei saaks Lähis-Ida kriisist nii palju kasu, kui ta sooviks. Al Jazeera andmetel põhjustas Ukraina rünnak Venemaa naftaekspordile märtsis ja aprillis Venemaa naftaekspordi tohutu languse, mis tasakaalustab naftahinna tõusu. Märtsis langes Venemaa toornafta müük 300 000 barreli võrra päevas ning rafineeritud naftatoodete müük vähenes 200 000 barreli võrra. Isegi paber on lahti tulnud. See annab meile võimaluse piiluda läbi pragude Vene müüris, et näha, mis pinna all mädaneb ja mis viib revolutsioonini. Vene majanduse keskmes olevad struktuursed raskused tulevad nüüd päevavalgele. Üheks märgiks, millele saame tähelepanu pöörata, on riigi ettevõtete olukord. 21. aprillil teatas ajaleht Moskva Times, et Vene ettevõtted külmutavad värbamise, kuna nõudlus nende teenuste järele väheneb. Seda kinnitab Venemaa keskpank, mille andmetel ütleb 64% küsitletud ettevõtetest, et nad ei plaani 2026 aastal oma töötajate arvu muuta. Massiline värbamine on vähenenud ja 14% Vene ettevõtetest ähvardavad koondamised. Keskmisele venelasele on hea uudis see, et palgad tõusevad aasta lõpuks 10–15%. Mõtle siiski, mida see tähendab. Värbamiskeeld tähendab vähem töökohti, mis viib paratamatult selleni, et Kreml püüab rohkem inimesi sõjaväkke suunata. Tõusvad palgad ei tähenda midagi töötutele või koondatutele, mis tekitab tavaliste venelaste seas üha suuremat pahameelt olukorra pärast, kuhu nende riigi kokkuvarisev majandus, mis on kõik Putini sõja tulemus, on nad pannud. Jällegi näeme 1917 aasta kajasid. Ela vaesuses või mine sure sõjas. Kumbki pole Venemaa rahva jaoks hea valik ja majandusliku ahela kõrgemal tasemel kõlavad häirekellad, mis annavad märku, et Venemaa on revolutsiooni äärel, mis põhjustab finantskrahhi. Aprilli keskpaigas, mis oli taas umbes samal ajal, kui Zjuganov pidas oma tulise kõne, teatas Fortune, et Venemaa majandusarengu minister Maksim Reshetnikov osutab Venemaa reservidele ja karjub Putinile, et ta pööraks tähelepanu. Aprilli alguses ärikonverentsil esinedes märkis Reshetnikov, et Venemaa on suutnud toime tulla tööjõupuuduse ja kasvavate palkadega, kuna tal olid suured reservid, mida sai kasutada ettevõtete toetamiseks. Meie praegused andmed näitavad, et need reservid on suures osas ära kasutatud. See on tõesti olukord ja makromajanduslik olukord on oluliselt raskem, ütles Reshetnikov konverentsi osalejatel otsekoheselt. Pärast aastatepikkust sõjakulutamist on raha otsa saanud, seega Vene ettevõtetel enam päästepakette ega leevendust ei tule. Nad peavad ise hakkama saama. Sellepärast me näemegi värbamiskeelde. Ja sau läheb ainult hullemaks, sest reservide vähenemine tähendab, et Putin hakkab mujalt raha otsima, et oma sissetungi jätkata. Rohkem makse, veelgi rohkem raha võetakse sotsiaalteenustest ära. Venemaa inimesed näevad pealt, kuidas nende ühiskonda nõrgestatakse, et rahastada seda, mis tapab igal aastal 100 000 nende kaasmaalasi. Lisa veel üks koostisosa revolutsiooni katlasse. Venemaa võlaseis pole sugugi parem. Veebruaris ulatus Venemaa välisvõlg peaaegu $62 miljardit, nagu näitasid riigi rahandusministeeriumi avaldatud andmed.
see on viimase 20 aasta kõrgeim tase. Viimati ületas Venemaa välisvõlg $60 miljardit juba 2006 aasta jaanuaris. Kui liita riigi ja erasektori välisvõlg, lähevad numbrid veelgi hullemaks. Venemaa keskpank toob välja, et 2025 aastal kasvab võlg 10,4%, ulatudes kokku $319,8 miljardi. Vladimir Putin teeb selle kõige juures vaprat nägu. Ta väidab, et Venemaa riigivõlg, mis moodustab 17,7% SKP-st, on üks maailma madalamaid. Kuid jällegi, paber ei kannata kõike. Võlg kasvab, kuna reservid kuivavad kokku ja Venemaa ettevõtted keelduvad uusi töökohti pakkumast. See kõik viib rahulolematuseni, mis pani Džuganovi viitama 1917 aastale. Mis puudutab Putinit, siis ta ei saa enam kaua rahulolematuse eest peitu pugeda. Tema toetusprotsent langeb järsult. 24. aprillil teatas Sky News, et Venemaa avaliku arvamuse uuringute keskuse poolt läbi viidud küsitlus näitas, et Putini toetusprotsent on langenud juba 7. nädalat järjest. Märtsi alguses oli toetusprotsent 73,3%. Nüüd on see vabalanguses. Viimane näitaja on 65,6% ja tõenäoliselt langeb see veelgi. Veelgi rängem Putini jaoks on see, et need on tema madalaimad toetusprotsendid alates Ukraina sissetungi algusest. Ja nende numbrite juures on veel üks nüanss. Kui ausalt arvate, et keskmine venelane räägib oma autoritaarsest juhist, kellel on komme karmilt karistada kõiki, kes tema vastu sõna võtavad. Tõsiasi, et toetusprotsent on langenud 65,6%-ni, näitab, et üha rohkem inimesi julgeb pärast 4 aastat sõda Putinile öelda, mida nad tegelikult tunnevad. Aga kui paljud ütlevad veel, et nad kiidavad heaks, ilma et nad seda tegelikult mõtleksid? 4 aasta madalaim tase, mis on registreeritud, on juba iseenesest piisavalt halb. See näitab, et kogu see patriootlik vaimustus, millele Putin oma sissetungi alustades tugines, on nüüdseks kadunud. Siiski on nende numbrite tegelik lugu see, et tegelik heakskiit on tõenäoliselt palju madalam. Lihtsalt paljud venelased kardavad öelda, mida nad tegelikult tunnevad. Nii et me pöördume tagasi Džuganovi kommentaaride juurde ja näeme, et kõik 1917 aasta stiilis revolutsiooni retsepti koostisosad hakkavad paika loksuma. Näiliselt lõputu sõda, mis põhjustab massilist surma. Majanduslikud probleemid lähevad järjest hullemaks. Taastumise märke pole. Toetusreitingud langevad isegi siis, kui Putin püüab iga rahulolematuse allika maha suruda. Venemaal koguneb midagi. Džuganov teab seda. Paljud vene inimesed teavad seda. Ja ükskõik kui palju taga ei püüaks tegelikkuse eest peitu pugeda, Putin teab seda. Putin saab süüd teistele veeretada vaid teatud piirini, enne kui tema enda teod talle kätte maksavad. Kui kaua on Putinil veel aega, kui isegi silmapaistvad poliitikud ütlevad talle, et tema loodud ühiskond on läbi kukkumas? Naftast saadav ajutine leevendus, mis aitab Putinil vältimatut edasi lükata, ei päästa teda samuti enam kauaks. Ukraina tõrjedroonid lendavad juba Pärsia lahe riikides. Nüüd teeb Ukraina midagi suurt, et avada Hormuzi väin ja viia naftahinnad taas alla. Uuri, millega täpsemalt tegu, vaadates meie videot? Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti telli meie sõjasaade, et sa ei jääks ilma meie viimastest analüüsidest Putini laguneva võimubaasi kohta. Aitäh vaatamast!